Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele. Ahoi, head võrkpallisõbrad! Oleme taas kogunenud siin, mis selle koha nimi ongi nüüd, Tarmo maantee 13 ja seekord ma ütlen teile ka aja. Esmaspäev, kell on 13.39, lindistame seda saadet, minu nimi Märt Roosna ja Võrkpallivõnked 37. episood ja kuidas see saaks toimuda ilma mu hea kaassaate juhi ja poole kohaga eksperdiga Martin Kukega. Tere, täna on teisipäev 13.30 ikkagi. Kurat! Nii et tere ka minu poolt. Kurat, teeme uuesti või? Ei tee. Nii, aga see selleks. Martin ja Märt on väiksed tegijad selle mehe kõrval, kes siin istub minu paremal käel. See on siis ainuke mees, kes on siis Eesti koondises olnud kõik senised finaalturniirid EM-il ja praegune peatreener Alar Rikberg. Tere, Alar! Tere päevast kõigile! Nii, kõigepealt küsimus, aga kes on see teine mees, kes on käinud kõik EM-id läbi? Maruste. Peaaegu sama kõva mees kui Rikberg. Ma ei julge öelda, et keegi staffist oleks olnud ega ka mängijatest. Kindlasti võib olla meil selliseid superfänne. Ja, no ma isegi ütleks, et peaaegu sama oluline kui staffi liige. No siis äkki teades sind ajakirjanik mõni. Jah, mina. Seda oleksite pidanud ometi teadma, Alar. 2009 Türgis ja nii edasi. Aga enne kui nende juttude juurde lähme, siis uurime natuke teistsuguseid asju. Kõigepealt muide, Dagmar Oja tervitas sind. Väga tore. Tervitusi. Tervitan teda kindlasti vastu. Üks äärmiselt sümpaatne inimene, kes on ka meie võrkpalli rahvusmeeskonna suur fänn. Ja ma olen seda mõelnud, et tegelikult võrkpallis Dagmar on ju meil tuntud laulja 6 korda käinud Eurovisioonil, et selliseid tuntud inimesi, kes võrkpallimängudel käivad, tegelikult on üsna vähe, et ega ei olegi selliseid nii-öelda staarfänne, kes väljaspool võrkpalliskeenet oleks tuntud. Martin, oled nõus? Või oskad nimetada kellegi? Ei tule niimoodi kohe küll pähe, et kui saate jooksul tuleb, siis ütlen. No Martin, sina oled hästi skandaalne mees, et pärast meie eelmist saadet kohe läks lahti, tuli skandaal seoses sinu korraldatud selle võrkpalli etapiga. Ma saan aru, et sulle intervjuu andsid Delfile ka, jah? Helistati mulle, jah, aga ma intervjuud ei andnud. Ma ütlesin, mul ei ole midagi lisada, ma ütlesin saates kõik ära. Kas viimase 2 nädala jooksul oled suutnud ilma mingi skandaalit hakkama saada? No, kuidagi olen, jah. Ma olen rahulikult kodus luku taga olnud. Okei. Alar, räägi, puhkus see läbi, millega sina tegeled siis, kui sa võrkpalli sees parasjagu ei ole kaelani? No, suvel on kõige mõnusam puhata ja Eestimaal puhata, olgugi, et ma ühe lühikese välisreisi suutsin ka ära teha. Aga vaheldumisi, kas Tartus, kodus, vendade, sõprade juures või siis maal, metsas, seenel, muid häid saadusi aiamaa pealt korjamas, et ma arvan, et see jaotus oli küll selline, et päris palju sai seekord looduses olla ja sportliku poole pealt omajagu jõudsin discgolfi rajale ehk päris mitmed Tartu ümbruskonna rajad suutsin ka miinusesse mängida, et vaikselt hakkab vorm koguma ja see on see klassikaline paradoks, et kui mäng hakkab välja tulema, siis hakkab jälle intensiivne tööperiood peale ja kõik see tuleb prügikasti visata. Siis tuleb raskemad rajad valida edasiseks. Et Alar jah, et on ikkagi väga sportlik vend, et jooksime täna hommikul enne saatesse tulekut veel mitu tundi varem juhuslikult kokku, nägin üks jalgrattur tuli, vaatan Alar Rikberg. Et kas see Eesti koondise peatreeneri staatus ei ole see, et ikkagi mingi limusiin ja autoga sõidetakse treeningutel, et ajad on rasked või? Ei, see on ikkagi teadlik valik ja mul on hea meel, et väga suure osa oma staffist olen ma suutnud ka sellega kaasa meelitada, et meil on veel 2 meest jäänud, kes autoga sõidavad. Aavo Keel vist. On üks neist ja ülejäänud on ratta peal või siis jalutavad hotellitrenni vahel ja hoiavad ka ennast selle võrra paremas konditsioonis, aga tõsi ta on, et isegi siin Tallinnas laagris, kuigi meil suurem osa staffist on mujalt pärit, siis me organiseerime alguseks enda jalgrattad siia ja oleme me 1,5 või 2 Tallinnas, siis selle aja jooksul ikkagi peaaegu kõik sõidud, mis linnas toimuvad ja
tuleb ausalt öelda, et ka Tallinna linna kiita, vähemalt need kesklinna piirkonna rattateed ja liiklusmugavus jalgratturi jaoks on heal tasemel ja mina naudin seda, sõltumata sellest, kas väljas on 30 kraadi, siis ratas justkui mõnusalt jahutab, või siis on 10 kraadini ilm panna natuke rohkem riideid, eks me siin suve esimeses pooles sattusime ka päris tihti paduvihmade kätte, et veidi ebamugav oli, aga tegi tugevamaks. Nii, ja siis sissejuhatajad lõpetuseks tervitame vast Laura Rogenbaumi, võrkpalli inimest, kes nüüd sattus vehklemise juurde, vehklemise alaliidu peasekretär ja kohe siis tuli medal MM-i finaalis meie naiskond vehkles ja kindlasti seal Laura näputöö on seal taga, ma arvan. Ja, palju õnne Laurale ka. Nii, aga läheme siis edasi, siis juhatuseks kohe üks terav küsimus ja kuna ma ise olen tegelikult suhteliselt pehme mees, et siis ma isegi võtsin selle küsimuse meile laekunud küsimustest. Maribel Kirsimäe küsib, kas tahaksid olla uuesti Bigbank Tartu peatreener? Minu käest küsis ikka, jah. Mina ei saaks uuesti olla. Ja. Et siin vist on üks mees, kellel see pädevus on, et sina. Sorry, Martin. Ei ole mõistlik seda tööd tehes öelda niimoodi, et jah, kindlasti ma tahan või et ei, midagi ma välistan. Treeneri elu solgutab kõiki meid siia-sinna ja ei tea, mida pikem tulevik toob. Täna ma seda tööd ei taha, ei saa. Andrei Ojametsal on see ametipost üle võetud ja soovin talle Bigbank Tartu meeskonnaga järgmiseks hooajaks edu, aga mis meeskonnast pikemas plaanis edasi saab või kas minul ka kunagi seal veel mingi roll on, väga keeruline sellele vastata. No võtan edasi kohe Joonas Heinland, küsid, mis klubid on sulle peatreeneri kohta pakkunud pärast Tartust lahkumist? Et kas on mingid sellised tõsiselt võetud variandid tekkinud? Kui aus olla, siis kohe kevadel oli uurimisi, need ei olnud Eestist. Oli välismaalt pakkumisi, aga ju seal eeldati ka kiiret otsustamist. Võtsin vastu kohe sellise otsuse, et ma suvel keskendun Eesti koondisele ja vaatan, kas suve jooksul eelkõige siis plaan oli 2 tsükli vahel tekib mingisuguseid võimalusi või häid variante lauale, aga tegelikkus on päris keeruline. Ehk siis täna võib öelda, et ma olen järgmised 1,5 peaaegu 2 kuud seotud Eesti rahvusmeeskonnaga ja pärast seda töötu. Alar, ma küsiks nii, et kas ja kuidas on siis see ootamatu koostöö lõppemine Tartu Bigbankiga sind nii treeneri kui inimesena muutnud? Et nüüd on võib-olla õige aeg küsida, et on läinud piisavalt aega mööda, me tegelikult kutsusime sind kohe saatesse, sa arvasid, et see ei ole hea mõte kohe tulla, ütleme, esimese emotsiooni pealt siin ja praegu on võib-olla hea hetk seda küsida. Ei tahtnud tolle ajal segada seda meeskonna, töö kodurahu, ei tahtnud tõesti võib-olla liiga värskelt midagi öelda. Ma sain aru, et ka Marti Juhkamist tookord ju ei tulnud teile saatesse seda kommenteerima ja siis leidsite ohvri Hendrik Rikandi näol. Kellegi pidi leidma. Aga see näitab teie head tööd ja järjepidevust, et keegi ikkagi siin saates ka kohal oli. Loomulikult sellised asjad muudavad inimest ja eks sellised sõbralikud lõõpimised, head tuttavate sõpradega, üks esimesi oli, kellele ma kirjutasin kohe, oli Andrus Raadik, et näed, nüüd oleme ühes paadis, ehk siis meedias välja öeldu võrdub päevapealt vallandamisega ja siis paar päeva hiljem kirjutas mulle Rene Teppan, et nüüd on lootus, et sinust saab ka tõeline treener. Ehk kasutas seda levinud väljendit, et treener, kes ei ole kunagi oma elus kinga saanud, siis see ka õige treener ei ole. Aga loomulikult olen palju selle peale mõelnud, mis läks valesti, kas midagi oleks pidanud teistmoodi tegema. Tulen võib-olla need teie saate vaatajad, kes mäletavad asju, mis siin on räägitud ja mis sellest Hendrik Rikandi saatest nagu kõlama jäi, et ma justkui oleks võinud oma üsna kriitilise intervjuu lõpus ise selle ameti maha panna, siis sõnade ridade vahelt oleks justkui võimalik olnud seda ka välja lugeda. Et tegelikult me saime enne nende intervjuude andmist Hendrikuga kohe pärast pronksi mängu tribüünil kokku, rääkisime lühidalt sellest, mis seal toimus, vaatasime natukene tulevikku ja leppisime kokku esmaspäeva hommikuks kokkusaamise. Ja sellel kokkusaamisel oli mul lauale panna paar varianti,
üks variant klubi juurest lahkuda, teine variant jätkata taustal, kas abitreeneri või statistikuna, anda see suurem vastutus kellelegi teisele, aga kuna seal tuli erinevate sihtgruppide poolt surve, siis ainukene asi, mis muutus pärast meedias väljaütlemisi oli see, et Hendrikuga me saime kokku esmaspäeva hommiku asemel pühapäeva õhtul. Kas tänaseks suhted teie, ütleme, sinu Rikandi vahel, sinu ja mängijate, ma ei tea näiteks, kuidas te Marti Juhkamiga olete kohtunud, tere ütlete ikka? Ikka ütlen tere, aga kui nii tagasi mõelda, ma ei ole kindel, kas me üldse oleme kohtunud vahepealsel ajal. Et treeneri läbikäimine mängijatega, jah, teatud inimestega on tihedam ka väljaspool võrkpalliplatsi, aga üldiselt võime me ikkagi öelda, et me teeme üheskoos tööd, meil on kõigil oma rollid ja me ei pea laupäeva õhtuti üksteise juures külas käima või üheskoos saunatama, et see ei ole selle tippspordi dünaamikaga kooskõlas. Hendrikuga olen korduvalt kokku saanud, kõige viimane siis, kui Tallinnas toimus Läti naiste koondise peatreeneri Daniele koolitus, siis olime lausa ju 2 päeva koos ja oleme rääkinud ka erinevaid klubi asju ja ma ei ütle küll, et seal suhetes midagi pahasti oleks. Me läksime lahku sõbralikult, saime mõistlikud kokkulepped, saime tegelikult ka väga selgelt aru, et ka Hendrik ja tegelikult klubi on sellises olukorras, et muuta midagi vaja on ja peale peatreeneri väga palju muuta midagi ei ole. Kui sa sellises olukorras, ma ei tea, füsioterapeudi lahti lased, ega see ju tulemusele mingisugust otsest mõju ei avalda. Aeg oli ka selline, et mängijate roteerumist ka ei olnud enam võimalik teha, et kõigil olid käed üsna seotud ja lõpptulemus oli kõige selle eelneva üsna loogiline jätk. Nii, kas tõmbame siia joon alla või Martin tahab veel midagi küsida seoses tolle teemaga? Ei, mis ma siin ikka küsin, Alar rääkis kõik ära. Et tundub, et seal lahtisi otsi meil ei jäänud. Alari endal midagi südamel rohkem pole? Ei ole. Et eks olles selle klubi juures nii palju olnud, nii palju aastaid saanud võimalusi, sest sain ma ju tegelikult päris kogemata selle peatreeneri koha. Mäletatavasti oli täitsa kehtiv leping Andrei Ojametsal ja mina teadsin, et ma aastaid proovin Andrei kõrval seal õppida, areneda ja võib-olla kunagi pikas tulevikus võtaks selle asja üle, siis sisuliselt töötasime Andreiga koos ühe hooaja. Tänu koroonale jäi seegi üsna poolikuks, sest mäletatavasti enne Balti liiga finaalturniiri lõpetati see ära ja siis, kui Andrei tuli tüdrukuid treenima Audentesesse, siis juba kohe pärast seda esimest poolikut hooaega pakuti mulle kohta ja pidin ma selle ei pidanud, aga tahtsin ka selle vastu võtta. Sealt loomulik tegelikult oli ju jõudmine ka Eesti koondises peatreeneri positsioonile, et ta avas erinevaid uksi ja ma ei saa öelda, et see oleks kuidagi halb periood. Ma arvan, et kogu Tartu klubi võrkpalli ajaloo kõige edukam periood, kui võtta neid võistlusi, kus mina on need siis karikavõistlused, Eesti meistrivõistlused või Balti liiga, olin selle meeskonnaga seotud, siis positiivne oleks hoida mänguvõidu protsenti üle 50, meie hoidsime osaletud võistluste tiitlivõidu protsendi üle 50. Pole paha. Nii, aga läheme siis edasi. 3. saateosa on meil siis Eesti meeste koondis, mis alustas siis valmistumist Euroopa meistrivõistlusteks. Ja räägime kõigepealt võib-olla Euroopa liigast. No ma natuke siin intrigeerin, et meil siin liiga sõbralikuks see õhkkond ei lähe, et intervjuudes ütlesid niimoodi, et ettevalmistusperioodi lühike, et vähe sai siis, ütleme, koondise peatreener teha, mehed tulid klubidest ebaühtlases vormis. Alar, aga kes siis oli nagu heas vormis ja kes oli siis kehvas vormis? Seda ma nimeliselt ei taha öelda, ei mäletagi võib-olla kõike nii palju, aga see minu jaoks veidi üllatus oli see, et see mängija, kes jõuab kas nii füüsiliselt või mänguliselt mingis konditsioonis kevadel või siis varasuvel koondisse, ei ole väga otseselt seotud sellega, kui pikk tema hooaeg on olnud. Mõned mehed, kes märtsis puhkama said, nägid välja juba esimesel treeningi nädalal väga head ja mõned mehed, kes tulid lühikese puhkuse pealt, olid palju konarlikumad. Aga tahes tahtmata see mängijate hulk, kes tuleb oma
pika hooaja pealt ja võib-olla mõnepäevase või veel väiksema puhkuse pealt, siis oli seal mehi, kellest oli maksimum välja pigistatud välisklubides ja lisaks neile oli seal ka mehi, kellest oli üle maksimumi välja pigistatud. Ehk siis mõelda kas või vigastuse tõttu eemale jäänud suve esimeses pooles Timo Lõhmus ja Albert Hurt, siis selgelt neid mängitati, nendega treeniti klubis üle piiri. Sest seal võetakse ka ühte etappi, see on see klubi hooaja lõpp, mängiti ka olulisi mänge ja medalite peale ja seal ei tehta väga palju selliseid järeleandmisi või mööndusi. Ja ka mina pean olema siis sellises olukorras, kus koondisse saabub mängija, kellega proovid ja näed, et tegelikult ei kannatagi midagi teha. Ja selle tõttu jäi ka meie ju esimese suvepoole koosseis esialgu planeeritust veidi hõredamaks. Ma siis intrigeerin ka natuke juurde, et ütlesid, et jäi aega väheks, et kas ei oleks saanud laagrit varem alustada? Oleks ja 1 nädal oli see kaalumise koht, aga lõpuks on ikkagi keeruline öelda. Kui, nüüd on selline fantaseerimine, me jõuame 4 parema hulka, siis tegelikult kõik see töö olekski võinud realiseerida seal poolfinaalides potentsiaalselt ka finaalis. Kui alustada nädal veel varem ja jõuda 4 parema hulka, siis võib tekkida juba selline ülekoormus, rutiinist tulenevad sellised mitte enam kõige parem keskendumine ja natukene selline sunnitöö meeleolu ja liiga pikaks ka neid koondise tsükleid ei ole mõistlik avada, et me saime sellise keskpärase lahendusega, ei oska ka öelda, kas oleks teinud samamoodi või tagantjärjel oleks selle 1 lisanädala juurde pannud. Et sai ju kevadel välja öeldud, et koondisel on väga erinevate eesmärkidega suvi ja väga suur väljakutse on, kuidas kõiki neid üheskoos saavutada. Ja eelmisel nädalal käisime siis alaliidus ka, alaliidu inimestega rääkimas natukene sellest aastast ka koondise pikemast tulevikust, mitte üldsegi konkreetsetest mängijatest või staffi liikmetest, aga üldisest korraldusest. Ja sellisel kujul ka see noorte kaasamine ja poolik nii-öelda B-koondise projekt ei olnud kõige õnnestunum. Et selle jaoks on natukene rohkem staffi vaja, rohkem saali aegasid vaja, et kui alaliidul tekib ka tulevikus võimalusi kaasata üle 20 mehe, et kuidas neid võrdselt töös hoida ja kuidas nendele ka treenereid leida ja neid hästi arendada, et seal oli ka natukene õppetund, et tegime maksimumi, mis oskasime, aga endal natukene jäi see osa kripeldama. Mulle endale tundus, et võib-olla natukene vale suvi valiti selle jaoks ka, et kui ütleme septembris on EM, siis peaks kogu aur selle peale minema, et mitte noortega võib-olla tegema. Jah, aga seda ma ei saa öelda, et see on minu ainuisikuline otsus, sellepärast, et juba 2023 peatreeneriks saades oli väga selge alaliidu juhatuse poolne suunis, mida tegelikult sõltumata sellest, kes tulevikus treenerid saavad olema, peab järgima, et tuua uusi noori, seni veel võib-olla avalikkusele vähem tuntuid nägusid koondisse juurde ja tahes-tahtmata mingi hetk üks põlvkond saab nii vanaks, et nad hakkavad lõpetama ja siis peab olema mehi, keda ei visata niisama pea ees vette, vaid kes on mingisuguse karastuse saanud, et hakkaks nemad ka võimalikult hästi pead kandma. Aga kas ma saan õigesti aru, et ideaalis võiks olla ju iga suvi see B-koondis, aga selle peaks olema siis ka eraldi staff, eraldi või vähemalt inimesed lisaks, pluss siis saaliajad ja asjad, et praegu lihtsalt oli see üks seltskond, kes koos tegutses natuke liiga suur võib-olla. No jah, ta on see nii ja naa olukord täpselt, et ega meil on olnud ka välistreenerite ajal, kui me mõtleme Enaardi esimest aastat, Sooli aastat, 20 ja pluss mängijat. Võib-olla on natukene suurem staff olnud, rohkem ka välismaalt toodud inimesi, aga mingi hetk nad vähendatakse ja kui välisvõistlusperioodid hakkavad kõik nii pikalt koos, ikkagi ei ole. Aga seal on erinevad põhjused olnud. Nii Enaard kui Sooli tulles Eestisse ise ju ütlesid ka, et nende eesmärk ja soov on saada võimalikult laiast ringist mängijatest pilt ette. Seesama B-koondise projekt kõige paremal tasemel toimis 1 aasta, kui oli peatreeneriks Gretu, ja oligi täiesti eraldi staff, eraldi mängijad, selge, et sellise teise koondise prioriteet võiks olla väga suures osas nooremad ja nüüd peaks vaatama ka natuke laiemalt, et ka tänavu toimus ju U22 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused
ja kui satuvad need aastad ja saab ette planeerida ja on võimalik nendel võistlustel ka osaleda, tänavu ju üllatas Iisrael sellega, et jõudis lausa 4 hulka. Noh, seal 2 meest, kes mängivad ka meestekoondises põhirolli. Aga need ongi 2 meestekoondise põhimängijat, pluss veel tegelikult 2 meestekoondise, üks selge platsimees, teine napilt vahetusmees. Et on selline aastakäik ja hea seis ja meie peaks ka, see ei pruugi üldse olla iga-aastane plaan, aga see, et me ei mängi mitte U17, U18 võistlusi, vaid meil on ka selline koondisesse astuvate meeste jaoks mingisugune vahetab. Selge on see, et see pole lihtne lahendada. See eeldab eelarvelisi vahendeid, see eeldab inimesi ja see eeldab ka seda, et meil on piisavalt mängijaid, sest ei ole mõtet panna U22 Eesti koondist koos toimetama, kui seal on 80% U18 mängijad. Euroopa Liiga ikkagi, et kuidas sa tagantjärele siis selle hinnangu annad tulemuse mõttes, et me eelmine saade seda lahkasime või üle-eelmine saade või varem. Ühesõnaga, tegelikult me olime natuke nagu hädas, et ühest küljest tulemusi ju saavutamata, et ega keegi ju õnnelik ja rahul ei olnud, samas kokkuvõttes oligi see üks mäng, üks game, eks ju, ja me vist enam-vähem kõik ikkagi panime 3 kas miinuse või mitte miinusega selleks indeks, aga teistpidi jälle 3 nagu koolisüsteemis on nagu rahuldav, et samas rahuldav ka ei olnud ju. Aga 2 oli ka nagu keeruline panna. Et kuidas sa ise näed seda? Ma olen teie 3-dega plussid-miinused üsna rahul pärast viimast mängu Robert Tähega just rääkisin ja Robbie küsis ka, et mis siis kokku oli, et kas selline 3+ või? Mis enam vähem jah, et tegelikult ju midagi hullu pole. Ja neid võistkondasid, kes tegelikult ju peaks seal 4 hulgas olema, aga sinna ei jõudnud. Mõeldes Tšehhi peale, Rumeenia, kes tegi viimase katastroofilise nädala, Portugal, kes tegelikult oli väga hea nii-öelda rankingu või algpositsiooniga, siis jah, tahaks ise ka olla 4 hulgas, see eeldas nii nagu arvata oli, et peab võitma kõik mängud, napilt jäi puudu, tegelikult oli väike varianti õhus ka pärast seda Rootsi 2-3 kaotust. See, et taanlased suutsid 3-0 võita Rumeeniat viimasel nädalal ja seal, et Kreeka ka nende väikeste punkidega napilt meist ette jäi, et palju puudu ei jäänud, aga kui sa nüüd küsid, et rahuldav või mitte rahuldav, siis võtame puht matemaatiliselt. Millisel stardipositsioonil me olime? Mitmendana me sellele turniirile sisenesime? Ei tea peast. Ma arvan, et see võib olla kuskil 7-8 või? No seal oli 27 võistkonda, kes jagati siis asetuste järgi ja 9 parimat ei pidanud omavahel mängima. Yeah. Meie olimegi täpselt 9. Kõige nõrgemad nendest parimatest ja meie esimese mängu vastane oligi siis rankinguga 10 ehk Slovakkia, kes me oli ka maailmatöötablis sel hetkel täpselt meie kõrval. Et 9. me alustasime, 6. me lõpetasime. Et võib ju öelda, et on rahuldav. Tõesti oleks tahtnud 4 hulka ja mängulise poole pealt, jah, see oleks meile andnud häid mänge juurde, vähemalt 2 tükki, ehk siis miinimum poolfinaalid, oleks seda suve esimest poolt veidi pikendanud ja ma usun küll, et me oleks ka mängulise kvaliteedi suutnud selle ajaga veel paremaks ajada, sest mõned sellised trennis nähtud asjad platsil veel päris ei realiseerunud mänguolukordades. Aga teistpidi 5 võitu, 1 kaotust, me tulime väga paljudest rasketest seisudest välja ja see formaat on selline, et ta ei andesta isegi seda 1/5 game'i Rootsi vastu, mis meil täpselt puudu sellest jäi, et lõppkoht pole paha ja see magustoit, mis seal pakuti, sellest ilmajäämine on kõige karmim. Küsimus ei ole see, et sa saad rohkem mängida või et sul on see suvepool pikem, vaid küsimus oli ikkagi selles, et esineliks sai järgmise EM-finaalturniiri pileti. Ja sellepärast ka minu see hinne sinna vist miinusega läks tookord, et see eesmärk seal välja öeldi, et seda tuleb teha ja olgem ausad, natukene ikkagi kandiku peal see ette seal ka tänu sellele just, et seal esimese 9 sees oled, kantakse sulle. Jah, aga täpselt samamoodi kantakse see kandik ette kõigile neile 9 võistkonnale. Ja ei, seda küll, jah. Ja üks suur üllatus oligi, ta ei ole suur üllatus tegelikult aset vaadates, aga lihtsalt see, et Taani jõudis, kes ei kuulunud esi-9 hulka, mis tähendab, et ta pidi mitu rasket mängu nende tugevamatega mängida. Kui vaadata Hollandi või Soome teekonda ja nende vastaseid, siis igati loogiline, et nad pididki esimene teine olema. Ja Iisrael oli ka meist eespool tegelikult, neil oli ka parem ranking, et küll napilt, aga jäid ka nemad sinna 4 hulka.
Nii, aga läheme siis praeguse koondise laagri juurde. Eile see algas. Kas mingid uudiseid ka on laagrist? Tehtud on eile siis hommikul 1,5 tundi jõusaali, õhtul 2 tundi trenni. Täna hommikul 1,5 tundi või natukene rohkem veel pallitrenni ja õhtul ootab siis pikk pallitrenni ees. Mina nägin ühte meest seal videopildis, kes muidu minu kõrval üsna tihti on istunud. Jaa, kui te nüüd, ma mõtlesin uudiseid kõigepealt mängijate kohta, aga jah, meil on, inimestel on erinevaid töökohtasid ja Taavi Nõmmistu ju see, kes teil eelmine kord käiski esimesena, teist korda vist külalisena siin podcastis, ütles, et võrkpalli võib ka teha, aga tavatöö toob leiva lauale, siis tegelikult meil ka treenerite staffis on inimesi, kellel on erinevaid rolle. 2 nädala jooksul meie statistik Karlo Remi-Kallend toimetab noortekoondisega, Lauri Sitselneks läheb varsti 10 või natuke rohkemaks päevaks Audentese poistega Ventspilsi ja jäi meil seda treenerite lihtsalt tööjõudu natukene puudu. Helistasin Taavi Nõmmistule, kes ütles, et tahtis tegelikult mulle ise helistada eesmärgiga, et kas ta tohib tulla meeste treeninguid 2 nädala jooksul vaatama, mille peale ma ütlesin, et tohid tulla, aga mitte vaatama, et peab käega külge panema, et saab ta ise natukene sealt kindlasti abi, kuna tema peale jääb ju Avokeele eemaloleku tõttu Selveri meeskonna ettevalmistus ja teiselt poolt saan ma ka mina lisa abikäsi, et on olemas inimene, kes aitab treeninguid läbi viia. Nii, küsin kiirelt üle igaks juhuks, et kas nüüd see hirm, mis vahepeal oli, et Robert Tähe koduklubi Al Jazeera, et kuidas tema vaatab seda sügisel EM-ile minekut ja kas ta mehe vabaks annab, kas see teema on maandatud ja on nüüd kindel, et Robert Täht saab olla senikaua kuni vaja Eesti koondises? See teema sai lõplikult maandatud eelmisel nädalal, et on selge, et ta on koondise juures ja võib ka ju välja öelda ja alaliitu selle eest tugevalt kiita, et üks teema, millest ka siin podcastis on räägitud ja on vahepeal õigesti ja vahepeal väga puuduliku infoga räägitud on mängijate kindlustamine. Aga nüüd on meil olemas suve teise poole ajal mängijate potentsiaalsete õnnetusjuhtumite või suuremate vigastuste puhul ka nende järgmise hooaja palgakindlustus. Seal oli väike mängijate poolne oma panus ja väga suur alaliidu poolne panus sellesse, ehk siis selline kirves, mis on aastaid ja aastaid pea kohal olnud, eks näha, kuidas seda tulevikus järjest lahendama hakata, et selge, et ta nõuab alaliidult finantse, aga see suur teema sai lahenduse, annab kindluse, teistpidi annab ka kõikidele mängijatele, kes on välisklubides kindluse ja nad saavad ka seda oma klubidele öelda ja nii on lihtne professionaalne asju ajada, ega me tegelikult ju ei hakanud nüüd hoobist praegu sellega ei hakanud alaliit tegema. Sellega on aastaid tegeletud, Eestis ei ole ühtegi kindlustusfirmat, kes sellist teenust pakuks üldse, mis on veidi ebaloogiline, mõeldes selle peale, et ma ei tea, Martin sõidab talvel Austriasse suusatama, teeb endale kindlustuse, et kui tal midagi juhtub, maksab, ma ei tea, 10 eurot päevas ja ma ei julge öelda sinu mäesuusa oskuste kohta midagi, aga ma arvan, et risk, et midagi juhtub võrreldes sportlastega, kes nullilähedane, ma ütleks. Võrreldes nagu sportlastega, kes treenivad kontrollitud keskkonnas, kellel on juhendajad, kellel on füsioterapeudid, arstlik abi, kõik juures nagu, siis on veidi üllatav, et keegi isegi pakkumist ei tee ja tulevikuks, meil oli ka näiteid ja uurimisi ju teistelt alaliitudelt, et rahvusvaheliste alaliitude tugi, rääkides jalgpallist või rääkides korvpallist selles valdkonnas on olemas. Ja võrkpallis on ikkagi kõik riigid omapäi ja peavad ise selle ära lahendama, see on üks asi küll, mida kas CEFI või FIVB poole nüüd näpuga vibutada ja öelda, et see on asi, mida ka järjest rohkem nemad peavad ikkagi tulevikus hakkama garanteerima või leidma sinna üldisi kehtivaid lahendusi. No Kossuga on see teema, et need, kes seal NCAAs ulmeliste palkade eest mängivad, et nii suurt siis kindlustusettevõtet veel ei ole, kes nii suuri ampse julgevad ära kindlustada? No ma ise mäletan seda, kui meil oli viimased vist jäähoki maailmameistrivõistlused ja kommentaatorid ütlesid, et ühe võistkonna kindlustuse peale selle ühe turniiri jaoks läks 2 miljonit. Et tõesti need summad on metsikud, aga tahes tahtmata see on selline igipõline
võitlus ju, et sportlane jagab ennast kahe siis justkui tööandja vahel, ehk siis sul on klubi ja sul on oma rahvuskoondis ja kus, mida juhtub, kuidas see teist mõjutab, et piirid on hägused ja ohud on ikkagi olemas. Enne saate algust meid kõvasti survestati, isegi ütleks, et meediavabadus on ohus. Siin Delfi sporditoimetuse juht, Delfis me seda ju lindistame, Gunnar Leheste tuli filmis siin, et sotsiaalmeediasse mingid klippi panna, promoda meie ühist asja ja survestas, et me alustaks kohe mõnest teravast küsimusest ja asjast, et ta saaks mingi ägeda kliki, aga me siis ei allunud provokatsioonidele. Ei allunud provokatsioonidele. Nüüd on Gunnar Leheste siit stuudiost lahkunud, oleme omavahel. Nüüd saab rahulikult rääkida ka siis sidemängija Robert Viiberi personaalküsimusest, kui nii seda väljendada. Et ühest küljest teda nüüd siis suve teisel pooles koondises üldse pole. Ühest küljest nii sina kui ka tema olete meedias öelnud, et omavahelist tüli ei ole. Samas Robert Viiberi viimane artikkel Õhtulehes ma lugesin, et ta ütles, et mingi kala ujus ikkagi teie vahelt läbi. Kuigi tüli ei ole, kala ujus läbi. Et mis kala see siis nüüd oli? No võt, seda ma tahaks ise ka teada. Ja ma ei ole pärast artiklit ja ma ei tea, kas ma peakski Robertile helistama. Me rääkisime, ka teil oli viimast korda salvestades veel vana informatsioon, et Robert Viiber just kui minuga ei ole vahepeal suhelnud, siis selleks hetkes, kui te salvestasite, tegelikult me olime temaga rääkinud ja ma selgitasin talle tol hetkel seda sama suve teise poole mängijate valikut, et me läheme kahe sidemängijaga, need on Renet ja Kusti ja tema sellesse valikusse ei kuulunud, sel hetkel oli ta Saksamaal, mitte veel küll lõplikult, aga tegemas ettevalmistustöid järgmiseks hooajaks, nii tema enda kui ka siis perega seonduvalt, et neil seal võimalikult mugavalt ja sujuvalt kõik asjad läheksid. Aga mis kalast ta rääkis, ma ei tea ja ma pean seda tema käest küsima. Ja üllatav oli just see, et ta kirjeldaski, et tema ja peatreeneri vahelt on see mingisugune kala välja jõudnud. Sest nii palju kui mina, võimalik, et ta jättis mulle midagi rääkimata või ei rääkinud siis täitsa tõtt või korrektselt, aga reaalsus, seda on ka öeldud ja see on täpselt selline ja me rääksime siin treeneritega ka nüüd eile veel ja täna lõunasöögilauaski, et olukord oli ju lihtne. Meil oli suurem hulk mängijaid, kõige esimesel päeval kohe sai tehtud meestega koosolekus öeldi, et mitte keegi pole koosseisu naelutatud, mitte keegi pole alustavasse seitsmikusse naelutatud, kõigil on võrdsed võimalused oma positsioon välja teenida, me treenisime koos, ma andsin mänguvõimalust nii paljudele kui võimalik. Kui rääkida sidemängijatest, siis üks, kes võib-olla oleks õigustatult võinud minu juurde tulla ja öelda, et miks mina nii palju võimalusi ei saa, oli hoopis Kusti sel ajal. 2 sõprusmängu, mõlemad tema pidi pingit alustama ja ka treeningutel pigem, kui me vaatame neid asetusi, väljakul veedetud aega ja kõike muud, siis Kusti oli see, kes oli justkui kolmas ja sai seda nii Viiberi kui Vankeriga võrreldes vähem. Seda võimalust koostööd ründajatega lihvida. Ja meil oli väga selge plaan. Me võtsime vastu treeneritega otsuse, et me läheme Kusti ja Renetiga Slovakkia turniirile. Kas sa tahad seda lahti ka rääkida, et miks just nemad sellel turniiril? Täpselt selle hetke kvaliteet ja vorm. Ja ega ma ei saa ju öelda, et Viiber oleks kehvas seisus koondis olnud ju niimoodi. Aga jah, selline nädal või poolteist, seal hulgas ka see mängitud Soome mäng, tema just tõsta kõik. Ja ma vist isegi meie saates ütlesin seda, et see kõikus sellel hetkel sidemängides kõige rohkem. Ja see on nagu loomulik, et see mingiteks hetkedeks kaob ära ja seda me tegelikult, kui ma selle otsuse ütlesin enne Slovakkiasse minekut ka Viiberile, siis sellest me rääkisime. Ja enne seda me olime pannud päris põhjaliku plaani omavahel läbi rääkinud Lauri Sitselneksiga. Et meil ei ole mõtet Viiberit võtta Slovakkiasse, eriti kui on selline kõikumine või ebakindlus sees ja ma olin Laurisele andnud väga selged juhised, kuidas ta 4 päeva vibuga tööd teeb järjest. Millisel määral meil on vaja parandada, et ta tuleks enesekindlamalt järgmiseks nädalateks tagasi ja meil oleks võimalik teda kasutada. Sest see ei olnud ju meiepoolne otsus, et Euroopa liigaks on nüüd kedagi valitud. See on 1 turniiriks, 2 mänguks tehtud valik. Ja kui me õhtul rääkisime, siis läksime lahku justkui selles teadmises, et meie sõidame järgmine päev Slovakkiasse, tema jääb koos siis selle ülejäänud 7 mehega pluss siis veel lisanduvad noored Tallinnasse treenima
ja kui tuleme tagasi, siis jätkame jälle üheskoos, aga järgmiseks hommikuks oli ta siis võtnud vastu otsuse, et ta soovib koondise juurest lahkuda. Nojah. Et ühesõnaga et ega muud ei olegi öelda, et kui teil omavahel midagi rääkimata on, siis 2 täiskasvanud meest ja istuge maha ja rääkige ära. Igal juhul see kala rääkige ka veel omavahel läbi, et ega see halvasti ei mõju ja kindlasti Eesti koondis peab ju nii palju, kui neid tippmängeid on, kõikidega arvestama, et siin mingid kalad õhku ei jääks. Ei no, loomulikult ei taha, et jääks mingisugused asjad õhku ja see ei ole ka minu soov ja sellepärast ei olnud ka mingisugust sellist, ma ei tea, koondisest ära saatmist või ei soovinud ma tol hetkel ka seda üldse selgitada ega kommenteerida, kuna see oli Roberti otsus lahkuda ja tema ise ka ei soovinud kommenteerida ja ma ütlesin ka ajakirjanikele, kes mulle helistasid, et kui Viiber ise annab teile kommentaari, siis need on täpselt need sõnad, mis meediasse jõuavad, mina teda ei kontrolli, aga see eilne Õhtuleht oli minu jaoks natukene üllatus, sest et kui seal oli mingi kala, siis on see tema peas ja mina sellest ei tea ja kust see on tekkinud, on mulle äärmiselt keeruline öelda. Ja oota, see on võib-olla sõnastuse küsimus ka, et võib-olla tema pidas silmas seda, et ta tundis, et ta on nagu kaotanud sinu usalduse. Et see on see kala. Jah, aga mõtleme tagasi, keda ma ja kuidas usaldan. Meil oli oma plaan, kuidas me läheme, küll väga vähe tõesti, ainult 2 sõprusmängu. Ja väga selge plaan oli see, et me teadsime, et Soome on see tummisem vastane ja see on see mäng, mille me anname tolle hetke tegelikult eeldatavale esimesele sidemängile ehk Viiberile. Ja ei tundnud tal, see ei ole tema teema ainult, meil hakkas seal asi ju kõikuma vastuvõtust täpselt väga palju palli järel jooksmist, aga sellegi poolest ka heades olukordades ei hakanud see mäng jooksma. Ja see ei ole mingisugune mängija kvaliteedi muutus või näitaja, vaid see oli lihtsalt üks selline mäng. Ja sellepärast me võtsimegi selle idee, et kuidas seda paremaks teha ja kuidas see teistel turniiridel realiseeruks sellena, et mängija on enesekindlam, mängija on kvaliteetsem ja on võistkonnale kasulikum. Ja ma ei usu küll, et sealt on juhul, kui mängija kas, ma ei tea, solvub või ei ole rahul sellise treeneri otsusega, et teda koosseisu võetakse, siis selle välistamiseks on ainult üks võimalus. Võtta laagrisse 14 mängijat. Kui mängijad, ja seda ka on juhtunud, ei ole rahul treeneri otsusega, et nemad ei ole alustavas 7-kus, siis peaks laagrit tegema üldse 7 mehega. Aga see ju pole võimalik ja selle laiendatud suve esimese poole koosseisu üks idee oligi see, et me varieerime. Seal oli kindlasti veel mehi ja tegelikult väga ausalt ütlesin, et kui keegi soovib põhjendusi, miks keegi ühele või teisele reisile kaasa ei tee, ma olen valmis sellest rääkima ja neid mehi, kes minu käest tulid küsima, oli. Rääkisime, selgitasin põhjused ära, nad ei olnud mu individuaalsed otsused enamasti, sest me kõik need koosseisu puudutavad teemad räägime nii Aavo kui Laurisega läbi ja kõik need põhjendused või selgitused tundusid arusaadavad, me läksime edasi ja võib-olla järgmine nädal see mees juba oli jälle koosseisus. Aga nüüd ikkagi valmistume EM-iks, meil on siis Kusti Nõlvak, Renet Vanker. Kui nüüd midagi peaks juhtuma, hui, loodame, et ei juhtu, kellele siis sidemängitest esimene kõne läheb, et oleks nüüd laagrisse sidemängit juurde vaja? Ei oska sulle täna vastata. Ei ole niimoodi sellist reservnimekirja ja hetkel sa puudutasid ainult sidemängijate teemat. Nojah, ma tahtsin küsida ühe teema raames. Jah, ühe teema raames küsida, aga see on ju laiem ja see tegelikult puudutab kõiki, et see 16 on ka juba meedias selgitatud, põhjendatud, miks just nii palju mängijaid. Vahetusmängijad on kõikidele ründavatele positsioonidele. Tempomehed nii, teevad trenni, kui me jõuame kuikutrennideni, nii et neist 2 on väljakul. Nurgaründajaid on suure varuga ja seal on ka mehi, kes on võimelised diagonaalründajaid asendama. Ehk siis kõige suuremat füüsilist koormust saavad mängijad ehk ründavad mängijad on vahetustega. Ja nii liberod kui sidemängijad on täna need, kellel vahetusi ei ole. Kui midagi juhtub, selliseid asju ajaloos on juhtunud, siis tegelikult ükskõik millise positsiooni puhul istume me treeneritega maha, vaatame seda olukorda, kes on kus, kas oma koduklubi juures Eestis või välismaal, millises konditsioonis, võtame ühendust. Me oleme ju ajaloost mäletame 2021 sellist olukorda, kus keset EM-finaalturniiri pidime hakkama kõnesi tegema Saksamaalt Stefan Kaibaldile lennupileteid organiseerima, et ta järgmine päev oleks juba Eestis ja kuuluks juba koosseisu.
Ja ma nüüd tõlgin korra Märdi küsimuse eesti keelde ka, et Märt tahtis teada siis seda, et ütleme, et loodame, et seda ei juhtu, üks sidemängija saab vigastada. Robert Viiber on küll öelnud, et ilmselt sellise treenerite koosseisu juurest enam ei tule, aga kas sa ikkagi võtad talle selle kõne? Ma ei julge sulle öelda ei jaatavalt ega eitavalt sellele vastuseks, sellepärast, et kui me selles hetkes oleme, siis me istume Aavo Laurisega maha. Meil ei ole ju piiramatut valikut. Ei olegi, sellepärast mul see küsimus tuli edasi. Me räägime Eestis sisuliselt ikkagi kuni 3 mehest, kellel on võimalik helistada. Aleksander Eerma ja Markus Keel. Täpselt, Viiber, Eerma ja Keel, need on ja sellel hetkel ma ei usu, et keegi neist rannas peesitaks või otse festivali alalt peaks tulema nii nagu vist oli see Ožee kaardilugeja. Ja kõik mehed on töös, kõik mehed on konditsioonis ja need on ka piisavalt professionaalsed sportlased, et ka heas konditsioonis oma koduklubide juures ja kui me selles hetkes oleme, siis teeme otsuse ja ise ma loodan loomulikult, et selliseid situatsioone ei teki. Aga koosseisuga lähme Märt edasi ka veel ikkagi. Mul on paar küsimust. Läheme edasi, aga ütleme selle Viiberi teema lõpetuseks, et ütleme, siin saadame Robertile ka ikkagi tervitused, et oli, mis oli, eks ju, et võid ise Kalarile helistada ja rääkige häsi selgeks. Et läheme edasi, et seekord tehti sellised otsused, aga ma arvan, et sisu näitab see, kui järgmine kord tuled kohale, trennis paned kõik paika ja me ei kahtle, et tas need kõik võimed on olemas, eks ju, et ei jääks need mingid vimma sisse nagu. Just. Aga võtame siis need, kes meil suve alguses vigastatud olid, et inimesed tahavad teada, mis seisus need mehed on. Allik, Hurt, Lõhmus. Jah, eriti just sa mainid see nurgaründajate osakond on suur, aga seal on küsimärk. Aga seal on 6-3 just nagu vigastuse pealt tulnud. Jah, ja ega see ju mingi eripärane olukord ei ole. See, et meil on hulk mängijaid mitte parimas konditsioonis on tavapärane ja see, kui vähe tegelikult meil on selliseid eriprogramme ja teemasi, mida lahendada, see on viimaste aastat töö tegelikult, sest selle 10. alguses olime me olukorras, kus see seis oli palju kehvem ja ma mäletan, kui Ott-Erik Kalmus tuli meie üldfüüsilise ettevalmistuse treeneriks võrkpallikoondisse, siis ta tuli siia sellise nägemusega, et tal on üks jõusalikava ja mehed hakkavad seda täitma. Ja kõige esimesel päeval pidi ta tegema ühest kavast 8 erinevat kava. Sest nii palju oli mehi, kes ei suutnud või saanud mingeid harjutusi teha, mingeid koormusi teha. Nüüd me ikkagi tegeleme üksikute, kas siis aastate jooksul kuhjunud või siis viimase hooaja jooksul tekkinud muredega. Albert Hurt käis põlveoperatsioonil, on taastumas, vajab veel siin ka meditsiinilist tähelepanu. Meie ülesanne on hoida tema koormused mõistlikult madalad ja eriti olla tähelepanelikud siis, kui me hakkame hüppama. Selle ettevalmistusfaasi puhul on tegemist siis järgmise nädalaga, et esimene nädal on ikkagi treeningud jalad maas, jõusaalis kontrollitud hüppeharjutused. Ehk siis hüppamisest teemine on täpselt 6 aega põhimõtteliselt? Jah, umbes 6 ja kindlasti on see piisav, et heasse vormi saada. Ja ega hüppevaid mängijaid on ka erinevaid. Albert kerge kondi ja korraliku põrkega temal, kui tervis on korras, taastub see väga kiiresti võrreldes mõne sellise raskema kujuga, kellel on vaja nädalast nädalasse tööd teha, lihast kasvatada, teravust saada, et 1-2% haaval seda hüppevõimet uuesti korda saada. Timo Lõhmuse puhul mõtleks kõige lihtsam ja loogilisem oli see, et hooaja lõpus läbi valu olukorras, kus ta enam ei oleks tegelikult tohtinud trenni teha, temaga veel pandi lõpuni välja, mis on ka mõistetav sellepärast, et meeskond mängis ju finaalseerias Rumeenias. Ta lõi väga olulise ässa seal minu arust veel. Seda ma isegi vist ei näinud. Aga selgelt palju paremas seisus, aga Timo on ka oma olemuselt selline väga plahvatuslik mängija, mis tähendab seda, et kui tegemist on nii Alberti kui Timoga meie 2 kõige parema hüppevõimega mängiga üldse koondises. Iga hüpe koormab liigeseid, iga maandumine annab oma koormuse, seal me peame vaatama, mul ei ole küll kartusi, ja ta ei ole mitte midagi pidanud otseselt vahele jätma või teistmoodi väga palju tegema, aga personaalsed harjutused erinevad juurde viivad nii jõusaalis kui pallitreeningute soojenduses iseenda keha eest hoolt kanda ja meie eesmärk treeneritena tema koormust mitte liiga suureks ajada, et ta püsiks ja oleks võimalikult terav.
Alliku puhul seal on isegi tegelikult kombinatsioon asjadest, sest Karliga suheldes juba kevadel enne seda käeluumurdu oli ta otsustanud, et aastate jooksul seganud erinevate vigastuste raviks ta suve esimese poole võtab vabaks. Ja sellega ta tegeles, siis tuli seal hooaja lõpus veel see käeluumurd juurde, sai kipsi. Täna saab ta asju teha, õnneks on tegemist vasaku käega, mis tähendab, et see ei ole löögi servikäsi, aga me peame samamoodi kontrollima koormusi. Täna hommikulgi rääkisin temaga, eks ta peab natukene seda lihast selle käe peale juurde kasvatama, liikuvus on taastunud ja võib-olla üks asi, mida vältida, on näiteks ülevalt näppudega servi vastuvõtt, kus võib olla selline lisapurutus ja teine asi, mille puhul võib olla Karlile natukene rohkem puhkust või teistmoodi just on blokk, et kui plokipõrutused võivad mingisugust mõju avaldama, aga me ei saa seda päris ära jätta. Me saame seda teha väiksemas koormuses, sest me peame nägema, kuidas ta käsi sellele reageerib ja Karli enda seisukohast, ega ta ju ei kavatse karjääri lõpetada suve lõpus. Teda ootab ka ees järgmine klubihooaeg, tema tervis peab korda saama, mänguvorm peab heaks saama, et ta oleks kasulik nii rahvuskoondisele kui ka oma järgmise hooaja klubi eest. Nurgaründadest jäi välja Valentin Kordas, et on arutatud neid põhjuseid, miks ta jäi. Mina küsiks veel niimoodi, et Valentin on selline väga äge võitleja ja ambitsioonikas mees, et kuidas tema selle vastu võttis, kas oli pettunud, on sul infot? Ma Kordasega otseselt nüüd ei rääkinud, et kui ma osade mängijatega tegin ka need kõned, et näed, sina ei ole koondisesse valitud, siis üldiselt mu fookus läks ikka nende 16 mehe peale, et uurida, mida on neid, mis konditsioonis nad on, millisena nad 3. augustil laagrisse peavad laekuma, et jah, teades teda, olles temaga koos töötanud tegelikult nii koondises kui klubis, siis tõesti otsekohene, plahvatuslik nii palliplatsil kui väljaspool seda, emotsionaalne, aga ma ei taha ju öelda, et see on ühe inimese personaalküsimus. Väga palju on Eestis neid mängijaid, kes on pettunud. Tahaksid ka olla. Loomulikult. Ja kui me teeme neid suuri liste, kuna mina olen ikkagi ju 22 aastat praegu järjest Eesti koondises, siis varsti hakkad Aivar Pohlakule järgi jõudma või? Vaat seda ei tea, aga see on tegelikult päris müstiline number, aga olles selle asja sees, siis kui me mõtleme treeneri vahetuste peale, kui tuli Gretu, siis eeltöö hakkas talvel pihta, kui ta tahtis erinevaid videoid, analüüse, statistikaid, et teha enda jaoks ülevaade, see oli siis aasta 2014, Eesti koondisesse potentsiaalselt kuuluvatest mängijatest. Ja see list oli suur, 30+ meest. Siis tuli Enard, täpselt sama. Tegime tol ajal koos Oliver Lüütsepaga talle väga põhjalikud ettevalmistavad tabelid, alates pikkusest kaalust, lõpetades videote, tugevuste, nõrkuste kõige muuga, siis tuli sooli sai täpselt samamoodi tehtud. Ja seal nimekirjades on stabiilselt olnud, ma ütlen, suurusjärk 35 mängijat. Ja kellest siis 15-20 on valitud, ehk siis pooled ei ole valitud. Ja kõik need pooled on tegelikult, mis on positiivne, need on ikkagi tõsised spordimehed, kelle eesmärk on kuuluda rahvuskoondisse. Ja neid pettumusi on oma jagu, see on üks osa treeneri tööst, sina need valikud teed, sina nendega elad ja vastutad ka täpselt. Ja see on kõik väga loomulik osa ja ma mõistan Kordase pettumust. Meil oli suve esimeses pooles mitte küll väga palju, aga tal oli võimalusi mängude ajal platsile saada. Tal oli, kuna ainult 4 nurgaründajat, lõpuks meil jäi võimalus kõikides treeningutes kogu aeg väljakul olla ja ikkagi nädalatesse kõikide kuikuharjutuste puhul oli meil ka ju statistiline ja numbriline ülevaade olemas, kes kui hea on. Võib-olla mida Kordasel puudu jääb, mis võiks teda veel paremaks teha, kui tal natukene kasvaks juurde kannatlikkust. Mees, kes on terve hooaja vahele jätnud, ei saagi esimese nädalaga olla trenni topskoorer, ta ei saagi eeldada, et sidemängija talle nüüd kõige rohkem tõsteid annab. Et selline kannatlikkus vaikselt oma tasemele tagasi pürgida. Ega Kordasel on ju see võimekus olla koondislane ja võimekus Eesti koondise särgis mängida olemas. Puhtnumbriliselt vaadates jäi ta teistele nurgaründajatele suve esimeses pooles alla.
ja kui me mõtleme ka selle peale, et meil on Itaalias mitu korralikku hooaega teinud Allik, meil on Lõhmus, kelle üks hea tugevus on ka tema universaalsus, sest 2 aastat on ka minu all ju toimetanud üldsegi diagonaalründajana, ja meil on ka Albert Hurt, siis seal, ega nende meeste vahel me tegelikult treeneritega valikuid tegime ja tuleb tunnistada, et meil on varasematel aastatel märksa tulisemaid vaidlusi ja eriarvamusi olnud Aavo ja Laurisega. Tänavune 16 mängija valimine oli üsna lihtne. Ma isegi mõlemaga rääkides lasin kõigepealt neil enda ideed lauale käia ja siis me rääkisimegi 1-2 mehest, et kumba valida, need nägemused, mis meil olid väga-väga sarnased. Nii, aga läheme võib-olla sõprusmängude juurde, et tahtsin nende kohta ka küsida, et meil on siis tulemas Tallinnas tõsine turniir septembri alguses. Aga enne seda on ka augustis sul? Jah, et ja enne seda on siis augustis on Rootsiga mängud, on Rumeeniaga mängud ja siis Tallinna turniiril mängib Eesti, Slovakkia, Läti ja Ukrainaga. Et kas sa said need mängud ja need vastased, mida tahtsid või oleksid tahtnud kuidagi teistsuguseid vastaseid, tugevamaid või kuidas see üldse käib, selliste saamine, sõprusmängud kokku leppimine? Oi, see protsess on natukene põhimõttel, kes ees see mees ja kuna ma olen aastaid selles olnud ja aastate jooksul ka väga headest vastastest ilma jäänud, siis see hakkas ikkagi pihta talvel. Ma arvan, et siin detsembris vast olid esimesed ja järjekord oli tegelikult selline, et meiega võeti ühendust ja soovisid mängida esimesena Slovakkia, kes kutsus meid sinna külla ja teisena Rootsi, kes ütles, et me võime tulla Eestisse või tulla teile külla. Ja Rootsiga me rääkisime ka tegelikult veel potentsiaalselt enne Euroopa liigat, aga seal lihtsalt see aeg sai otsa. Ja siis me hakkasime nagu ehitama seda ja seekord need valikud olid, seal on väga palju nüansse, et kõik just kui tahaks võõrustada. Keegi väga palju välja seista ei taha. Just, ja meie võtsime selle sama tegelikult riski, et me natukene rohkem reisime, aga ajaliselt kõige olulisem ehk vahetult enne EM-finaalturniiri mängime me kodus, et me ei pea reisima, koju tulema tagasi reisima ja siis uuesti Soome reisima. Ja seal oli nüüd asjaolude kokkulangemine, et kui me arutasime esimesena Slovakkiaga, siis tuli läbi Ukraina alaliidu presidendi päring, et kas nad saaks tulla Eestisse laagerdama. Siis oli kohe järgmine automaatne mõte, et aga prooviks 4 võistkonna turniiri korraldada, otsime veel kedagi juurde, kõige viimasena tegelikult see Läti tuligi, kes oli huvitatud ja lätlastega oli kokkulepe, et meie läheme sinna enne Euroopa liigat, nemad tulevad siia enne EM-i. Meil oleks väga lihtne leida ju selle logistilise poole pealt vastaseks võistkondi, kes kohe pärast Eestit peaksid sõitma Soome. Aga need mängivad meiega samas alagrupis ja mitte keegi neist ei taha meiega enne EM-i mängida. Ja kui nüüd mõelda selle Rootsi ja Rumeenia peale, miks need valikud said tehtud, siis seal on üks oluline märksõna, lisaks võib-olla reisile, eelarvele, mugavusele, kõigele muule, võistlussaal. Treeningmänge, me oleme Hollandis mänginud ikkagi selline, et sobib heal juhul U16 vanuseklassi trenni tegemiseks. Ja enne olulisi võistlusi lähed sa sellisesse saali mängima, kuhu mahubki 250 pealtvaatajat. Rootsiga me mängime, isegi veel ei tea, mis kell. Selle riski me otsime. Me mängime Göteborgis, kus toimub täpselt samal ajal naiste EM. Rootslaste endi idee ongi nii, et need on õhtused mängud pärast naiste EM-i mänge. Samas suures saalis, kus mängitakse finaalturniiri ja nende lootus on ka see, et nad meelitavad publiku naiste mängule ja see rahvas jääks pärast seda vaatama ka meeste mängu. Mis tähendab, et me saame Tamperega võrdväärses saalis publiku ees pidada sõprusmänge. Ja see sama pakkumine, see oli meiepoolne initsiatiiv rumeenlastega rääkida, tase on seal olemas ja kui me räägime oma alagrupi kaaslastest, olgu see Belgia, Holland, Soome või Taani, siis väga sarnasel tasemel meeskond on Rumeenia ja samamoodi üks selline meiepoolse pakkumise osa oli see, et need mängud toimuksid seal Cluj-Napokas või kuidas iganes seda hääldatakse ja need toimuksid selles samas saalis, kus Rumeenia korraldab siis EM-finaalturniiri, alagrupiturniiri mänge. Ja selle me saime, mis tähendab, et me saame 2 korda Rootsiga, 3 korda Rumeeniaga mängida võimalikult Tampere sarnases keskkonnas,
oleks suur rahapakk tagataskus alaliidul, siis loomulikult võiks ka see kodune turniir olla, kas Unibet Arenal või kaevaks jää üles ja läheks Tondirabasse. Aga kindlasti on väga mugav hea ka Kalevi spordihallis mängida. Loodame, et sinna tuleb palju rahvast ja üleskutse küll kõigile, et kui kõik, keda need Tampere kallid piletihinnad hirmutavad, siis ma usun, et meie sõprusturniiril need piletihinnad nii kõrged ei ole ja omalt poolt, kui me räägime meie mängulisest tasemest ja sportlikest eesmärkidest, siis see, mida me teeme Rootsis ja osaliselt ka see, mida me teeme Rumeenias tulemuse mõistes ei ole üldse oluline. Küll aga me peame olema valmis, me peame olema heas seisus ja me peame olema valmis ka tulemuse peale mängima, kui Tallinnas toimub 3.–5. septembrini turniir, siis kus vastasteks Slovakkia, Läti ja Ukraina. Et need on ka siis mängud peaaegu mõisa peale. Kas nendes mängudes, see on nüüd ametlik turniir, 4 tiimi, kas seal rankingu punktega jaotatakse? Ei jaotata, et rankingu turniirideks on ikkagi Euroopa meistrivõistlused, Maailmaliiga, Euroopa Liiga, maailmameistrivõistlused, olümpiamängud ja nüüd saime ise ka see aasta targemaks. Ma ei tea, kas teie oma saates seda teemat ka kajastasite, aga kui meie alustasime selle suve esimese poolega, siis Horvaatia, keda nii meie kui Iisrael olime siin omajagu tümitanud, nende hea võrkpalli sellist taseme kuidagi alla kukutanud. Sest mäletatavasti ju Horvaatia oli, kas ta oli 11. või 12. Euroopa meistrivõistluse finaalturniiril. Nad väga kõrgel kohal. Siis sattusid alagruppi meie ja Iisraeliga. Esimese aasta, seesama meie kodune võidumäng, neil oleks siin geimi või 2 juurde vaja olnud, läks neile maksma MM-finaalturniiri pääsme. Siis võistkond, kes oli Euroopa Liiga finaalis, äkki ei ole enam Euroopa Liiga 4 või 6 või 8 parimagi hulgas, et korralik selline allakäik, aga tänavu alustades siis koondise tsükli ettevalmistust ja võttes FIVB maailma edetabeli ette, selgus, et Horvaatia on meist mööda tõusnud. Mis te arvate, kuidas see võimalik on? Mingi Aadria mängud. Peaaegu panidki täppi. Midagi sellist, on Balkani mingi meistrikad. Vist pandi Mevsa selleks nimeks või mis iganes Kesk-Euroopa, kus nad selle oma regioonis on, ehk siis päris korralike rankingu punkte selle eest, et nad seal alistasid Küprost ja keda iganes, saab ka tsooni turniiride pealt. Ja see on üks asi, mida me tegelikult ka rääkisime tulevikuks meie endi jaoks. Tuleb Balti mingi asi teha. Balti ei saa teha, aga see on nüüd Leedukad tagasi. See ei ole ka võimalik, et me Balti teeme ja see on natukene nüüd tulevikuks ju lahtine koht, sest erinevate alaliitude poolne kiri läks ju CEF-i ehk Euroopa Võrkpallikonföderatsiooni selle ideega, et kuidas lahendada ja mida teha nende tsoonidega. Eesti kuulub samasse tsooni Venemaaga, Ida-Euroopa tsoonis, meil on seal Ukraina, lisaks on meil, mis toodi ka põhjendustena välja, väga loogiline, et me oleme samas tsoonis Gruusia ja Aserbaidžaaniga. Küll aga me ei ole samas tsoonis Soomega või Rootsiga, kes on Põhja-Euroopa. Et sealne ettepanek oligi osade riigid arvata Põhja-Euroopa tsooni muuta, aga absoluutselt ei välista, et neid tulevikus, neid võistlusi on mõistlik teha, sest sisuliselt oli see Horvaatide jaoks just kui Euroopa Liiga ettevalmistusturniir. Seal oli Austria, seal oli Küpros, seal oli Makedoonia, mitte just kõige tugevamad riigid, aga need on... Aga punkte on võimalik võtta, kui me nägime palju Kosovo vastu juba 3-0 eest sai neid punkte. Just, aga see on, natukene see muutub, natukene on see ebaloogiline, aga maailm edetabel läheb järjest õiglasemaks iga aastaga. Nii, ja ma võtangi selle õiglase edetabeli ette, et nendest küllatuletust riikidest, me leiame Ukraina juba 11. kohalt, tegi väga kõva rahvuste liiga ja 11. koht täpselt ees Saksamaast ja Serbiast ja Argentiinast ja Kuubast, et tuleb siin võrkpalli tippriik. Eelmises saates viskas siin hea külaline Mihkel Sagar õhku, et kui Ukraina on siin, et siis võib-olla tehakse nendega niisama ka veel treeningmänge, et kas see mõte on või need pigem ei sobiks kavasse? Raul Lozano ehk siis Ukraina koondise peatreeneriga kuid ja kuid tagasi sellest sai räägitud, aga täna tundub see ebatõenäoline, sest et sel hetkel, kui sai selgeks, et Ukraina jõuab maailmaliigas VNL-is 8 parema hulka, helistasin ma kohe Robin Ristmäele, meie managerile, ütlesin, et ole hea, võtta ukrainlastega ühendust. Ukrainlased pidid laekuma Eestisse 3. augustil ja alustama meiega samal ajal ettevalmistust. Juuli lõpus olid nad alles Hiinas mängimas veerandfinaali.
tänaseks on selge, et Ukraina tuleb Eestisse 11. augustil. Ehk siis veidi rohkem kui nädal hiljem. Ja kuna järgmine nädal pärast seda on neil juba kokku lepitud reis, nii treeningud kui mängud Soomes, siis võib juhtuda, et meil ei teki väga neid häid aegasid. Sest minu arust see nädal, kui me oleme Rumeenias, on neil ka veel oma mängud ja siis on meil niikuinii 3 mänguga turniir juba Kalevi spordihallis ootamas. Et jah, me jooksvalt vaatame seda, kas tekib mingi sellise treening, mitteametlik, suure tõenäosusega mitteametliku treeningmängu võimalus, aga võib juhtuda, et nende mängude arv nii meil kui ukrainlastel ja nende puhul siis ka ettevalmistusaeg ikkagi nädal pluss lühem meiega võrreldes, et võimalik, et selleks ei teki nagu väga häid variante. See sõprusturniiri aeg on 3-5, siis see on meil ju neljapäev, reede, laupäev ja kuidas siis nüüd niimoodi sattus, et reedene Eesti mäng on tööpäeva ajal? See on meelega ja selles võib süüdistada koondise peatreener Alar Rikbergi. Igal asjal on põhjused, asjad ei juhtu kogemata. Mõnikord mõtleme me fännide peale, mõnikord me mõtleme ka enda vajaduste peale. Esimene asi, miks ta on nii vara? Ideaalis mängiks kõik päeva hiljem, aga meie vastased, pidades siis silmas eelkõige Lätit ja Slovakkiat, nendepoolne palve, sest ma ju rääkisin sellest, et kui sa viimase turniiri mängid võõrsil, tähendab see sul kohale reisi, äramängimist, koju tagasi reisi ja siis järgmist kohe reisi EM-finaalturniiri oma alagrupi asukohta. Keegi neist ei pääse reisimisest ja see oli ka nende palve, et 5. võiks see läbi olla, 6. on neil reisipäev ja nad saavad veel korra koju enne, kui peavad tormama siis järgmistele võistlustele. Mille pärast on see kellaaeg pandud selline? Me katsetasime ja ma ei julge tänaseks öelda, mis on õige lahendus. Me katsetasime seda mängus Albaaniaga, too ei tulnud väga hästi välja. Meil on üks olulisemaid mänge Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kell 3. Kell 3 just, jah. Ja see on see Taani mäng, kõik ülejäänud mängud on õhtul hilja ja tänaseks juba on soomlased saatnud ajakava ja varakult soomlased pidid juba Euroopa Võrkpalliliidult paluma seoses mängude kellaaegadega erandit. Meie treeni aeg Taaniga mängul on hommikul kell 8.00, mis tähendab, et kella 6.30 peaks olema söönud, siis pead sa minema trenni, teed kella 8-9 trenni, sööd kell 10 lõunat ja lähed kella 3 mängule ja järgmine päev on jälle kohe hiline mäng. Ehk me oleme katsetanud ka Albaania vastu seda, et me läheme sellele mängule ilma hommikuse trennita. Saab korralikult välja puhata, teha siis eelneva päeva, kui meil on vaba päev pärast Serbia mängu õhtul trenni, kõike trenniaegasid me veel soomlaste käest ei ole saanud, neil on aega vist 1 kuu enne EM-i algust peavad nad selle ajakava meile saatma. Et vaatame ja otsustame selle järgi ja sellepärast tahan ma seda testi teha ka Läti vastu mängus. Kas te lihtsalt vahele, kas te korvpallikoondisega võtsite ühendust, et kuidas nemad lahendasid neid asju? Nendel olid ka seal kella 2 või 3 mängud, et äkki on hea küsida, et mis töötas? Võib-olla peaks kossumeestele helistama, ei ole seda teinud, ei ole nendega ühendust võtnud, aga juba Euroopa liiga tegelikult ka nüüd seesama Läti mäng annabki need samad võimalused ära katsetada, sest et inimesed on erinevad, spordialad on nii erinevad. Korvpall on ikkagi, me räägime vastupidavusest, me räägime jooksust, võrkpallis me räägime plahvatusest ja täiesti üks asi on see, et spordialad on erinevad, teine on, et inimesed on erinevad. Mul on vaja nende konkreetsete mängijatega testida, kes on Eesti koondises ja kes peavad seda mängu mängima hakkama reaalselt Tamperes. Ehk et te testite mitte seda, et ärkate kell 5 üles ja lähete kell 6 hommikul trenni, vaid et ilma hommikuse treeninguta? No mul on arvuti ees praegu ja mul on ka selle 4. septembri ajakava ja ma võin sulle kohe öelda, mis seal kirjas on. 4. septembri hommikul on kirjas küsimärk pall, küsimärk jõusaal, küsimärk vaba. Ehk seal on 3 küsimärgiga asja. Me ei ole seda veel otsustanud. Meil on mõistlik suure tõenäosusega mingisugune treeniaeg sinna panna. Sellel turniiril peab veel tõsiselt mõtlema, kes millal mängivad. Et meil on see omapärane EM-i tulemus, et on mäng, vaba, 2 mängu järjest, vaba, 2 mängu järjest. Võib-olla juba kodusel turniiril tuleb proovida seda järjest mängimist ja potentsiaalselt just kui selline EM-i põhiraskust kandev koosseis panna Läti-Ukraina vastu mängima. Samas 2 päeva järjest nii vahetult enne EM-i, võib-olla nemad peaks mängima 1. ja 3. mängu. Et seal meil on veel omajagu nuputamist, kuidas seda kõige parem oleks lahendada.
Nii, aga liigume sõprusmängudest vast edasi alati põneva küsimuse juurde, et mis siis see see eesmärk on, et siin on nagu läbi käinud natuke erinevad vastused, et viimases eilses treeningul käis siis Mariel Gregor tegi Võrkpalliliidule intervjuusid ja Robert Täht ütles, et eesmärk oleks teha kõigi aegade parim tulemus, mina lugesin sealt välja, et tahetakse siis 11. koht üle lüüa. On varem mainitud, meil saates käis Andri Aganets rääkis veerandfinaalist, on räägitud alagrupist edasisaamisest, et teeks selle asja nüüd puust ja punaseks selgeks. Ja Alar vist ise mingi hetkel ütles, et tahaks rohkem võite saada kui eelmine kord või? Oli äkki nii? Nii et väga laiali on need eesmärgid. Eesmärgid on laiali ja selleks, et eesmärkide poole püüelda, on vaja neist ühiselt aru saada. Selle jaoks istusime me eile õhtul pärast õhtustreeningut meeskonnaga maas hotellis ja mitte mina ei pannud eesmärke paberile, vaid erinevad mängijad ja staffi liikmed omavahel arutasid ja me saime ühe sellise ilusa rea sellest, mille nimel me suve teises pooles töötame. Ja üks mitte vähetähtis asi on see, et jah, seal olid ka need kohad mingil määral kajastatud, aga seal olid hoopis olulisemal kohal meie enda võrkpalli, selle kvaliteeti, selle saavutamiseks vajalikke tegevusi kirjeldavad eesmärgid, mida me võrkpallialaselt või füüsise seisukohast või meeskonna ülesehituse seisukohast tahame saavutada ja ma arvan, et mitte ma ei arva, et seda ma tean spordis, et tulemuse eesmärgist olulisem on tegevuse eesmärk, soorituse eesmärk, et kas teil on, aga mitte suurvõistlustel leian mina? No vaat see ongi see, et lõpuks ei, see peaks viima selle tulemuse, ma saan aru, aga mina tahtsin küsida, et kas te olete kaasanud tiimi mingi PR-konsultandi või siis pigem mingi psühholoogi? Kes nagu viis teid selle mõtteni sedasi, et mõtestada teistmoodi? Selle mõtteni viis meie olemasolev treenerkond. Meil ei ole väliseid spetsialiste täiendavalt kaasatud ja ma usun, et meie pädevus nendes valdkondades on täiesti piisav. Kui jääme kuskil jänni, siis tuleb silmad lahti hoida ja vajadusel kedagi juurde tuua, aga ma olen päris rahul sellega, et meeskond saab nii mängijad kui staff ühtemoodi asjadest aru. Me saime päris palju olulisi asju paika pandud, mille nimel me töötame ja kuidas isegi me töötame, et seda saavutada. Ja ma ütleks niipidi, et jah, kõige lihtsam on, me ju jätkuvalt ei tööta ühe eesmärgi nimel, EM-finaalturniir. Me töötame sel aastal 2 eesmärgi nimel. Tulemus EM-finaalturniiril ja pärast kõikide sügisel mängitavate kontinentide meistrivõistluste lõppu pannakse paika see riikide hulk, kes pääseb järgmise aasta maailmameistrivõistluste. Ma korra torkan ikkagi veel. Nii. 3 eesmärki oli sellel aastal. Ma räägin teisest poolest praegu. Okei, räägime teisest. Aga sa ütlesid aasta, siis ma mõtlesin, ma korra ikka saan veel torgata. Ei, neid oli rohkem, neid 4 noortega seonduv või uute mängijate koosseisu paneme, neid oli palju. Ja oligi eesmärkide paljusus. Täna on ikkagi tulemuse eesmärk 2. Ja mina küll ei oska öelda, kas nutta või naerda, kui me EM-il alagrupist edasi ei saa, aga MM-ile peale saame. Ma arvan, et minul mitte üks silm nutab, teine naerab, vaid mõlemad naeravad selle peale. Aga kas see on teoorias üldse võimalik? Ikka on võimalik. Sealt tuleb ju miinuseid siis, kui aga sest edasi sa saate, ütleme, väga hea õnne korral 1 võiduga, 2 võiduga juba peaks edasi saama. Meie alagrupis ei pruugi. Kohe pärast loosimist tegelikult päris mitu treenerit, kellega ma rohkem suhtlesin, võtsid ka ühendust. Nii, kes kuuluvad meie alagruppi kui ka teistest alagruppidest. Ja ei olnud see reaktsioon selline, et meile kõige tugevam sai, sest neid tõelisi võrkpalli superriike on meil ju vähe. Serbia võib sinna liigitada rohkem pigem mitte, aga meil on kõige tihedam selgelt see alagrupp. Kui vaadata kogu seda koosseisu ja eriti kui vaadata mitte seda potentsiaali, vaid seda, mis see aasta on juhtunud. Euroopa Liiga 1, Euroopa Liiga 2, Euroopa Liiga 3 ja 2 maailmaliiga meeskonda, lisaks nendele Eesti. Et väga tihe, mis tähendab seda, et potentsiaalseid surnud ringe, potentsiaalseid olukordasi, kus üks võidetud game kaotusmängus
hakkab seda maailma edetablit mõjutama. Neid asju on võimatu välja joonistada, sellepärast et see ei sõltu ainult veel Eesti mängudest, vaid see sõltub sellest, kuidas meie alagrupi kaaslased omavahel mängivad. Ja veel rohkem hakkab kõik sõltuma, kui me MM-ist räägime, sellest, kuidas maailma edetabelis meie lähedal olevad riigid, Iisrael, see vast ongi kõige olulisem. Just, et neid faktoreid on metsikult ja septembri lõpuks on see asi selge. Samamoodi hakkavad mõjutama ju need asjad, kes on Aafrika meistrivõistluste top 3, kes on Aasia meistrivõistluste top 3, kui palju plusspunkte kogub meist praegu taga olev Hiina Aasia meistrivõistlustel, kuidas toimub siis omavaheline jagelemine Põhja-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas. Et metsikult palju erinevaid faktoreid, väga suur osa neist mitte meie kontrolli all. Ja see, et mitmest võidust peaks teoreetiliselt piisama EM-algrupist edasipääsuks, on teoreetiliselt võimalik, et ka 3 ei piisa. 2 võib saada, võib ka 1 edasi saada. Ma töötan sellisel alal, et mind juba ära ei petta. No ütleme nii, et 3 ikka saab, aga 2 võib küll kõike juhtuda. Ma ütlen, et saab 2 ka. Alar, aga ma annan sulle sellise ülesande, et me võib-olla väga pikalt täna ei jõua enam rääkida, aga et fännide vaatest, et siin on räägitud, et ei ole see maailma kõige odavam koht, kus ööbida, kus olla, eks ju, võib-olla minna on päris okei, aga ei ole odav olla ja kui fänn peaks tegema nüüd sellise valiku, et ta tahaks nagu olla seal 2-3 päeva, mis mänge sa soovitaksid vaatama tulla? Ka minu tuttavad, isegi ema-vennad, seal on 2 varianti. Et ma mõistan seda, et Soome päris korralikult hakkab rahakoti pihta, arvestades piletihindasid. Ma tean seda, kui varakult Eesti Võrkpalliliit võttis soomlastega ühendust, et meile mingisugused mõistlikuma hinnaga paketid teha. Ja kuidas sealt põrkuti kuu järel lihtsalt vastu seina. Siis mõistlik on võtta pakett esimesed 3 mängu, reede, pühapäev, esmaspäev, Serbia, Taani ja Belgia, või siis lühem pakett viimased 2 mängu, Holland ja Soome, mis on siis viimane mäng alagrupi turniiril. Mis on positiivne on muidugi see, et kui rääkida nendest majutuskuludest ja nendest ära oldud päevadest, siis väga okei on plaanida reis mängupäevale. Et kui kuhugi kaugele minna, varem kohale minna või hiljem ära tulla, siis Soomel on ikkagi see võimalus, et võib-olla Taani mängupäeval päris ei soovita samal päeval reisima hakata, küll aga kõikide teiste mängude puhul see kehtib. Et lihtsalt seal on tagasi saamisega, siis samal päeval ei ole varianti. No sellepärast ma ütlesingi, et sa ei tule päris ühte vaatama, vaid sa võtadki 2 või 3 mängulise paketi endale. Jah, ja Taani mäng kindlasti on selles suhtes teine mäng, esimene mäng on Serbiaga, teine mäng siis Taaniga, et ta on ikkagi võtmemäng, et kui nüüd Taani vastu võitu ei tule, et siis on nagu hapu. Siis tuleb Belgia ja Holland võtta ära. Jah, kindlasti tuleb, kindlasti on võimalus, aga lihtsalt see üldine foon ja kõik see, et selles mängust võit võtta, siis on hoopis mõnusam minna järgmine päev Belgia vastu. Sul on õigus, aga vaat selle kolmiku ma nüüd küll ei julge mitte ühtegi suunda neid järjestama hakata, kui me paneme kokku Soome, Hollandi ja Belgia. Jah, see kolmik võib-olla küll, jah. Ma panen Soome. Nii. Ja Hollandi jätan seal 3. Nii, aga me oleme tegelikult minu tagasihoidlik arvamus. Päris pikalt juba rääkinud, et võtaks selle kiiresti kokku veel sellega, et vaatame, et kui hästi te teate, kes on soosikud EM-il, siinkohal ma pean ütlema, et meie hea sponsor Coolbet ei ole veel välja pannud nagu oma neid koefitsiente, küll aga konkureerivast portaalist ma need leidsin ja on nagu 4 võistkonda, kes on selgemad soosikud ja siis on nagu 4 tükki, kes on ka siin, ütleme natuke teistest eristuvad, et kas te oskate ära pakkuda, kes need järjest tulevad? Ma arvan, et me Alariga 2 peale saame hakkama. Jah, hakkame pihta, Alar ütleb esimese. Ma ütlen siis teise, Itaalia. Itaalia on esimene, 2,0 koef, Poola siis 5,0 teine. Sloveenia, nüüd sa lähed sinna kaugemale otsa, see on juba 15 ja 5. Juba on kontorid eksinud või? Ja. No vaatame jah, selle Sloveeniaga on nagu on, aga ma pakun millegipärast, et kontorid usuvad Prantsusmaasse. Jah, 6,0 jagab siin 3.-4. kohta. Teil on ütlemata veel siis see teine, kes jagab 3.-4. kohta. Saksamaa või Serbia? Otse loomulikult mitte. Saksamaa kõigelt 41 on koef, Serbia 26 on seal nagu teine ring.
aga nüüd üks tugev riik. Türgi äkki või Ukraina siis. Mis kenasti kuulub Euroopasse ja juhtumisi oli ka, kui ma nüüd ei eksi, MM-i finaalis või? MM-i finaalis Bulgaaria jäi meil öelda. Ja ei saanudki kahepeal hakkama, sest mul läks ka Bulgaaria täitsa meelest ära. Et jah, Bulgaaria, Itaalia, Poola, Bulgaaria, Prantsusmaa on nagu see nelik ja siis tulevad Sloveenia, Türgi, Serbia ja Tšehhi. Ja Ukrainat ei olegi. Ja Ukraina on 51, on Soomega samal joonel. Ma tahaks teada, kes see esimene julge kontor oli, kes selliste hindadega välja tuli. Nagu pärast saadet ütlen sulle. Sest et ma arvan, et seal panustajate jaoks väärtust leiab nii mõneski kohast. Jah, aga seal muud ei ole, sa ainult võitjad pakkuda. No jah, ja meil on MM-i 4. Tšehhi, et sellepärast justkui võiks olla sees. Niimoodi. Aga nüüd lähemegi siis edasi rubriik Kuulbet esitleb. Kuulbet esitleb. Eelmine kord panin siis VNL-i selle võitja koefid välja ja oli ka minul Poola favoriit ja Poola võitiski ja Itaaliat hoidsin kõrgena ja Itaalia saigi usalt tappa. Ja nii ta läkski. Ja. Väga lihtne. Et sellega on siis ära markeeritud ka VNL-i lõpplahendus. Alar, oli seal midagi üllatavat või pigem mitte? Natukene oli, aga mitte palju. Et mõned riigid mängisid VNL-i pikalt põhikoosseisu või oma parima koosseisuga. Mõned meeskonnad seal nädalast nädalasse vangerdasid natuke rohkem. See, et Jaapan tegi nii müstilise põhiturniiri ja kõik mängud ära võitis, oli omaette üllatus. See, et USA nad ära võib koristada, tundus loogiline ja nii ka läks, kuigi sugugi mitte kindlalt, et oli palju tasavägiseid mänge ju. Ja Poola võitu ei saa võrkpallis kunagi üllatuseks pidada. Küll aga... Natuke oli mul isegi USAst kahju, et nad seda finaali ära ei suutnud võita. No jah, et USAl oli päris põnev koosseis, väga teenekad ja pärjatud mehed Kristensoni ja Andersoniga lõpetades siis täitsa selliste uute nägudega nagu Champlin. McHenry seal keskel. McHenry samamoodi, et USA kuidagi toodab ja tegemist on suure riigiga ja ma arvan, et sealt kas siis kõrbetest või mägedest või metsadest või kus iganes leiab veel väga palju selliseid põnevaid kujusid ja USA mängijate puhul ei ole tegemist ju alati sugugi mitte klubivõrkpalli mõistes maailma tipus mängivate meestega. Tulevad nad kuskilt Saksamaalt, Kreekast, Belgiast, kus iganes ja kuidagi see koondise dünaamika toimib hästi, aga Sidemäng ja Kristensoni rolli selles ei saa mitte kuidagi alainata, aga üllatuste mõttes, kui nüüd enne turniiri vaadata, siis suures plaanis see, et Brasiilia ja Prantsusmaa ei saa 8 hulka ja see, et Itaalia ei saa 4 hulka. Ja ega Ukraina 8 hulka saamine Ukraina on ka ikkagi üllatus. Türgi olidki need, kes siis võtsid kohad ära nendelt võistkondadelt, kes seal oleks võinud olla, ega Serbial ka väga palju puudu ei jäänud. Ja see, et Hiina saab sinna 8 hulka korraldajana, see on veits jama ikkagi. Ja täna ju tegelikult tuli ka nüüd uudis välja, et soomlasi ei karistata, ehk siis järgmise aasta maailmaliigas on Venemaa ilusasti platsis. Ma arvan, et see sätitakse täpselt nii, et Venemaa mängib turniire sellistes riikides, mis on nende sõbralikud riigid, ei määrata neid Poola mängima ja Soomet ka ei karistata, ehk siis maailmaliiga võistkondade arv suurendatakse 19 peale, mis on igati loogiline. Positiivne uudis on see, et ametlike teadannete järgi Venemaal loobus järgmise aasta MM-i kohast, aga seda ainult meestele. Otsitakse lahendusi koostöös korraldajatega, et Venemaa saaks osaleda naiste MM-finaalturniiril järgmisel aastal. Ja naiste rahvuste liigast siis sama loogika, Venemaa saab koha ja ka Sloveenia siis, kes selle välja teenis. Niimoodi, aga mis sa ütlesid, et järgmine kord, mis panused nüüd paneme? Nüüd on nii, et EM hakkab lähemale järjest jõudma. Ja ma hakkan järjest sinna siis, kui te lähete võrkpalli, Euroopa meistrivõistlused, seal on Eesti eripanused, ma hakkan sinna järjest asju juurde panema. Sa oled juba teinud sinna asju? Ja see ongi. Ma olen sinna teinud nüüd ühe asja juurde. Eesti võitude arv oli? Eesti võitude arv turniiril. Aga sa kuidagi nagu ei usu Eestisse või selles suhtes, et... Ei. Oota, ma nüüd räägin kuulajatele. Märt, ei ole, et mina ei usu. Mina töötan numbritega. Alar teab, mis numbritega töötamine tähendab? Ma siis teadmata panustamisest kuigi palju eeldan, et kõige suurema tõenäosusega on Martin näinud meile 0 võitu.
ei ole nüüd. Nii Eesti võitude arv üle 0,5 ehk siis üks võit on 1,65 ehk siis see on ikkagi protsentuaalselt kõrgem kui alla 0,5 võidu. Ahah, no aga siis sa ju numbritest ei lähtunud, sest meil on tänavuse hooaja Euroopa Liiga 1., 2., 3. ja 6. Jälle ma pean, kuna ma ei saa oma kõiki oma töösaladusi välja. Seal on igasugused erinevad faktorid, mida me vaatame, eks ole? Mitte ainult selle hooaja. Ja ma panin juurde ka, Eesti saab üle 1,5 võidu. On koefitsient 4,25, et see tasub juba proovimist ju. Eks sa pead arvestama sellega, vaata, et klient pigem tahab panustada eestlaste peale, mitte vastu, ja siis sa lükkad selle alla. Küll nüüd tulid asjatundjad ja panin ka 3. sinna, et Eesti saab üle 2,5 võidu, selle koefitsient on juba 12. Alar, tasub mõtlemist või? Mina ei propageeri ja igaüks teab ise. Jah, täpselt. Jah, nii on, et igaüks teab ise, mängige vastutustundlikult, aga mis peamine, ja ma võin nüüd mängige ikkagi Coolbetis. Täpselt. Ärge sinna Puffi minge. Jah, ega selle Coolbetiga ka täna siin hommikul ärkasin üles ja loen muret tekitavaid uudiseid, et eelmise aasta majandusaruanne on esitamata ja Martin. Martin. Mulle saadeti see. Coolbetil ei ole. Seal on vist neid kehasi väga palju või ma täpselt ei tea, kuidas see on igal juhul mingi osa vist seal oli, jah, ma ei tea. Kuule, praegu oli umbes sama segane jutt, kui Alar rääkis eesmärkidest. Mingid kehad ja mingid asjad. Igal juhul see, mis seal artiklis välja toodud oli, siis mina sellesse ei kuulu. Mina kuulun teise ettevõttesse igal juhul. Okei, selge, kukk oli puu otsas. No vaat see tunduski, et selle ettevõtte käive oli ka nii väike 2024, et ju see Martin ei suuda palgata. Ja seal oli 4 töötajat ainult kirjas, eks ole. Nii, aga tempokalt me jätkame 5. Ma tahtsin lisada veel, et ma hakkan sinna lisama veel enne turniiri algust igast asja panen sinna mingi hetk, kes toob eestlastest turniiri jooksul kõige rohkem punkte, kes paneb kõige rohkem punkte. Meil on mitu saadet veel enne turniiri algust. Ma proovin nüüd propageerida seda võrkpallivärki. Väga tore, sellega on ka alaliit aktiivsemalt tegelema hakanud, selle südameasjaks võtnud ja midagi pole teha. Kui me mõtleme selle EM-i peale, me siin omavahel arutame sellest, et kas saad alagrupist edasi, kas eesmärk on 1 või 2 võitu, siis üks oluline asi on see, millist mängu me näitame oma fänniarmeele ja kuidas neid inimesi seal võimalikult palju ikkagi kohal oleks, sest et need mälestused möödunud EM-idest, kui Märt ütles, et minu jaoks hakkab nüüd juba 8, nagu tal ka endal, siis olgu neid 200 või olgu neid 2000, need numbrid on väga palju aastast aastasse kõikunud, siis iga EM-finaalturniir on ikkagi pidupäev ka kõikidele koondise mängijatele, treeneritele tänu sellele, millise atmosfääri Eesti fännid seal kohapeal suudavad luua. Jaa, absoluutselt nii on. Aga nüüd ma arvan, et me Elmemesser Balti liigast ja meeskondade komplekteerimist ei jõua vist eriti midagi rääkida. Võib-olla siia rubriiki lihtsalt Alarilt lühi kommentaar, et kuidas sul tundub, et nüüd, kus sa ise oled selle nagu ütleme kõrval, et kes on kõige paremini toimetanud mängijate turul nii-öelda? Seal on veel lahtisi otsasid natukene, et seal võib tulla ka veel üllatusi, millest ma ei räägi, seal võib olla ka veel uusi lisandujaid ja lahkujaid, aga selge on see, et Bigbank Tartul on korralik meeskond. Tänu sellele, et peatoetajatega tehti uus leping, on ka selline pikem kindlus tuleviku osas olemas ja võib-olla nende ainukene ohukoht või nõrkus on see, kui vaadata mängijate tervisliku konditsiooni ja passinumbrit, ehk siis vanust. Et kui hästi see meeskond ja need mehed terve selle hooaja ära kestavad. Pärnul sõltub täpselt eelmise aasta otsustajate, mängijate asendajatest ja Selveri puhul ütleks niipidi, et natukene rohkem, mis näoga on need uued legionärid. Ja Võrust rääkides, siis ma julgen öelda, et see võtmesõna saab olema nurgaründajate osakond. Et mis kvaliteet, kes seal platsil on, kuidas nemad hakkama saavad, et
et see näitab ära Parruse Võru konkurentsivõime. Kas tundub, et üsna ühtlane on see hetkel see komplekteerimine kõikidel võistkondadel, et ühte sellist suurt favoriiti ma praegu küll ei julgeks välja pakkuda? Võib-olla praegu natuke keeruline teadmata liiga palju nendest välismaalaste kvaliteedist, eks ju. On vara ja ega iga aasta on niimoodi, et ka need uueelsed sõprusturniirid veel väga head pilti ei anna, et kui vaatad Pital esimest korda otsa, siis näed, et hüppab küll kõrgele, aga platsil ei saa üldse pihta ja siis mõne kuuga kannatab meestega tööd teha küll, et ja siin ei ole ainult küsimus mängipotentsiaalis, sest Eestisse on tulnud legionäre, kes siin selgelt lähevad paremaks, aga siia on tulnud ka sellised mängijad, kes kukuvad kuhugi mugavustsooni ja ei suudagi oma potentsiaali absoluutselt välja mängida, et tööd on kõigil ja palju ja mingi stardipositsioonide erinevus on, aga kuhu välja lõpuks jõutakse, seda näitab juba järgmine aasta. No sellest me jõuame siin terve sügis rääkida ja ennustada ja siis tunnistada, et panime mööda. Võtame praegu suvine aeg, rubriik Liivaterad nabaaugus, et vahepeal on peetud siis kodusel, ma tahtsin selle sponsori nimega öelda, Kiir Lotto või mis see oli? See sarja nimi, kuule. Sina peaksid teadma, jah? Mis sarja nimi? Eesti see rannavalla sari, noh. Sellel ei ole. Ei ole enam. Muidugi ei ole. Sa ei tea, jah? Okei, vahet pole, et pärast seda, kui skandaaliga lõpeb see Pärnu turniir ja Martin seal ikkagi soperdas midagi kokku ja väljakud olid nagu nad olid. Hea küll. Siis Urmas Piik, ma ei tea, kas ta kuulas, me siin natuke aasisime ka ja sai nagu võib-olla sellise väikse särtsu sisse ja Paides siis pani Kenderiga turniiri kinni ja Ploomipuu Animägi võistsid naiste hulgast ja läinud nädalavahetus siis Võsul oli kohal meie esipaar Tiisar Korotkov ja naistes Ollas Remmelg ja mõlemad siis võitsid, kuigi seal tuulistes tingimustes oli Tiisar Korotkovil ikkagi, ma ei tea, kes raskusi, aga tükk tegemist. Pikaks need mängud venisid. Ja võtaks siin kohe teemasse ühe kirja, küsis ka Alarilt, meie hea kirjasaatja Maarjo Liiva, aga küsis ka rannavolle kohta. Eesti meeste rannavõrkpalli esipaar võitis kevadel 2 medalit Futures MK-etapilt ja nüüd Eestis mängides on turniirid läinud üle kivide ja kändude. Kas hetkel ollakse ettevalmistuse faasis või on põhjused mujal? Ei taha kedagi solvata ja ainult veidi intriigi luua arvamusega, et parimad rannavõrkpallurid mängivad hetkel saalis. Tal võib õigus olla. No mina vaatasin Eesti rannavõrkpalli etappidest ülekandeid siis, kui lõid kaasa Märt Tammearu ja Kusti Nõlvak. Ja nii palju, kui ma sealt nägin, siis üsna kindlalt ikkagi nad ka võitsid. Aga Tiisar Korotkov ei mänginud. Aga siin on tegelikult loomulikult natukene sügavam see teema. Ja Futuresi tulemuse, selle lõppkoha paigutamine kuhugi on äärmiselt riskantne. Sellepärast, et olles kunagi, kui Kristjan Kais Rivovesik mängisid koos igapäevaselt ka rohkem selle rannavõrkpalli jälgija ja analüüsija, siis oli asi veidi selgem. Palju selgem? Võtsid tabeli ette, vaatasid, palju maailma top 20 paare kohal on, enamasti 18, kui sa seal esikaheksasse jõudsid, oli juba väga hästi tehtud. Nüüd võib sul juhtuda kuskil maailma otsas selline turniir, kus maailma top 200 on 4 paari kohal. Ja millise kvaliteediga on, kas sa mängid Hiinas, kes need kohalikud seal on, kas sa lähed Lätti või sõidad Filipiinidele või oled kuskil Mehhikos. Et nad on väga-väga kõikuvad ja tundub, et see tase on ka nii üles-alla ja nende kõikide sarjade peale kokku osalevate paaride hulk on nii metsik lihtsalt. Et seal nagu teha järeldusi, et kui ma nüüd future etapil olen medalil, siis ma pean Eesti number 1 olema, see sõltub täpselt, kus ja kelle vastu sa oled mänginud. Aga tegelikult vist need futures etapid olid Mardil ja Tiimal juba päris ammu ka, et seal vist Mart oli nüüd vahepeal vigastatud ja see oli üle pika aja neil esimene turniir, mis nad koos mängisid. Just, ja ma tahtsingi vastata nüüd Maarjo küsimusele, et tegelikult tal on natukene õigus, et kas hetkel ollakse ettevalmistuse faasis, siis intervjuus ju Mart ja Tiimaga selgitasid, et mängulise osaga nad hakkavad tegelema, nad ongi üldfüüsilist teinud, nüüd neil tuli treener siia, et mäng ilmselt ei olegi veel nii hea, kui ta on siis, kui sa oled rohkem turniire teinud ja asju.
et aga see huvitav küsimus, ma ei tea, kas Eesti meistrivõistlustel, ega me ei saagi seal näha väga neid saali mehi, sest need on ju koondisega seotud, seesama Kusti ja Märt ja kes seal veel võiksid pretendeerida sellele. Selle kuu lõpus juba toimuvad need, jah? Jah, suure tõenäosusega praegu küll keegi saalikoondisastest randa mängima ei lähe. Vabaks ei saa. Aga seal on ka teine küsimus, et ega ei tohikski nii olla, et võrkpalli saalikoondise mängija on Eesti parim rannas. Ja täpselt samamoodi ei tohiks teistpidi olla, et tuleb ranna võrkpallur saali ja äkki hakkab olema parim saalis, kuigi kui me vaatame täpselt, et maailma parim ranna võrkpallur suure tõenäosusega läheb ju järgmisel hooajal Itaaliasse mängima. Kas ta seal põhitegija on, kas ta seda platsi puhtaks hakkab lööma, seda näitab juba järgmine hooaeg Verona esituses. No eks Eesti puhul ikkagi ütleme siis ausalt ära ka, et meie rannavõrkpall on ikkagi harrastussport üldiselt, kui me jätame siin nüüd Liisa ja Leene välja ja mingil määral ka ilmselt Mardi ja Tiima välja. Et sealt nagu järeldusi teha. Ja Kuivanen on siis harrastaja või? Ja nad on veel nooremad ja ta käib alles koolis ju. No, treenib ikka profi. Ma ütlesin, jätame mingid paarid välja, aga üldine on ikkagi meil harrastus rannavõrkpall siin. Siin Alar viskas nagu õhku, ma nüüd täpsustan ka kuulajatel, kes võib-olla ei ole kursis, et siis et Norra rannavõrkpallur Anders Moll läheb saali Veronasse ja hakkab siis tegutsema diagonaalründaja koha peal. Aga mina siin meie chatis viskan õhku, et kas ta ei peaks olema nagu temporündaja, ta on ju suurepärane blokeer ja selline vaist asi ja siis te arvasite, et ta ei saaks seal hakkama. Kas nüüd hakkama ei saaks, aga ma ütlesin, et rannas blokeerida, kus sa saad koha juba ära valida või siis saalis, kus sa pead selle otsuse murdsekundi pealt tegema, siis need on kaks erinevat asja. Ma ütleks ka, et pigem rannablokile on palju sarnasem see blokk, mida sooritab diagonaalründaja saalis, mitte see mängu lugemine, sammude tegemine ja kiire liikumine, mida peavad tegema temporündajad, aga ka Eesti publik ju nägi, kui meil oli kodus siin Euroopa Liiga turniir, mängisime Austriaga, päris korralik diagonaalründaja, Paul Bucheger, kes hakkab nüüd ju Molli klubikaaslaseks, et esimene küsimus enne seda, kas Moll hakkab saalis puhtaks midagi lööma, on see, et kas ta Buchegeri üle suudab mängida. Pigem arvan, et esialgu mitte. Tõenäoliselt alustab ikka pigem teise diagonaalina, aga eks neis. Ja siis kuu lõpus on Tallinnas siin nii MK-etapp kui ka Eesti meistrivõistlused 2 nädalavahetust järjest MK peaks meil Vabaduse väljakul on võimalus näha ägedat võrkpalli. Ma arvan, et võib-olla järgmise saate peaksime rannavõrkpallile eelvaate tegema, äkki on näiteks Rivo Eestis või jah, Vesikuga saade, nii tore jälle. Et ta polegi meil käinud ju. No võt. Jah, broneerime ta ära. Vaat, kui ma ütlesin, et saali koondise mängijad suure tõenäosusega randa mängima enam ei saa, siis tuli nüüd see mõte, et pealtvaatajate sekka ja võib-olla isegi üheskoos natukene sinna ennast näitama ja fännidega suhtlema võiks ju küll minna. Just, õige. Tuleb nähtavaks ennast teha, sellega ma olen täiesti nõus. Just. Nii, aga paneme siis tänaseks... rannavõrkpalli EM hakkab ka juba. Et meil said ju Hollas Remmelg peale jälle. Jah, sellest, seda me selle me peame ära markeerima ja vastased on ka teada. Vastased on ka teada. On ta sul lahti? Ja kohe võtan lahti. Vastased loos on väga hea. Vastaseks tuleb kohe siis maailmameistrid esimene raund. Samoilova ja Kraudina, siis, kes on valitsenud maailmameistrid, lätlased. Mis siis selle kohta öeldakse? Alagrupi esimene voor? Jah. Ja siis meil on alagrupis veel ukrainlased Davidova Kmill, kes ka siis mängivad seal üsna piiri peal siis seda eliiti. Kusjuures nad vaatasid maailma edetabest mingi 20. Aga ongi siis nii. Eliidis ongi 16, jah. Et süke... kvalis on peal kogu aeg põhimõtteliselt. Ja siis kolmas paar on hispaanlased Izuzguia ja Tanja Moreno Matvejeva. Siuksed naised. Et tundub, et ega loos nüüd ülearu ei helitanud, aga loodame parimat. Loodame parimat. Et sellest kõigest siis, ja see on nüüd siis 2 nädala pärast. Jah, siis järgmine saates väga hästi sobib. Saame rannavallast rääkida. Aga ma kardan, et Rivotis ei ole 2 nädala pärast, kui nad on EM-il. Ja kindlasti Hollas Remmelgi see ka ei saa tulla, ma arvan. Neid me oleme ka korduvalt see kutsunud, ei ole õnnestunud, vaatame. Aga läheme edasi praegu, võtame siis
jätame vahele siin kõik muu ja võtame kuulajate küsimused Alarile, sest see on asi, mida me järgmist saates teha ei saa, kui Alarit siin ei ole, kuigi ma arvan, et näiteks Rivo Vesik suudaks päris hästi vastata, genereerida Alari vastuseid. Aga Andris Õunpuu küsib, kas mängu ja trenni statistika tegemine ja mängijate soorituste analüüsi võtab varsti üle AI. Koondise treeneril on äkki olnud võimalus piiluda mõnda programmi, mis teeb videote põhjal erinevaid kokkuvõtteid. Hea küsimus ja tahes-tahtmata varsti see juhtub. Täna, nii palju kui ma olen näinud, AI võimekus on juba päris suur. Seal on teatud tehnilised nüansid, aga ma julgustan küll treenereid, kellel ei ole staffi statistikute näol ja väga palju selliseid abilisi siis ise erinevaid lahendusi katsetama. Nii palju, kui need erinevad AI täna ütlevad, nad on võimelised 80% tegevusest ise ära kodeerima, ära fikseerima. 20% on justkui jäänud veel käsitööd, mille peab korrigeerima ja täpsustama. Meie seda ei kasuta, meil on veidi, ütleme niimoodi, arenenumad, aga samas AI seisukohalt jällegi üsna taandarenenud programmid, mis on aastaid või aastakümneid juba kasutuses olnud, nad on veidi uuenenud, aga ütleks, et turul on kvaliteetsemaid tooteid, olen juba näinud selliseid arendusi, kus on väga palju lisavõimalusi. Kui siin kunagi räägiti sellest, et Eesti naistekoondis sai uue peatreeneri, kes tuli trenni stopperiga, ehk siis mõõta tõstekiirust sidemängijate puutest kuni ründe ja ei kasuta enam data wallet. Ja ei kasuta ka data wallet, kasutab järgmist programmi, kuigi seal väga suurt sisulist erinevust veel ei ole tegelikult. Siis on olemas programm, mis ise sulle joonistab, paned trennis video käima ja sa saad kõikide erinevate tsoonide tõstetele täpselt teada, kas nad kestavad 0,95 või 1,26 sekundit. Et neid võimalusi tuleb ja tuleb järjest. Ei saa öelda, et sellised kvaliteetsed programmid just odavad oleks. Pigem on see suurusjärk 5000 eurot pluss aastas nende litsentside peale, küll aga käib päris agressiivne arendustöö, ühelt poolt belglased, ühelt poolt inglased, siis poolakad, siis ameeriklased, kõik justkui toodavad midagi. Ja pakkujaid on oma jagu, on ka selliseid odavaid versioone, nagu ikka laed endale selle äppi alla ja hakkad katsetama. Hea abimees, üks asi, milles ma väga kindel ei ole, olles natukene seda Hoodli programmi ka demoversiooni näppinud, siis mulle tundub, et hea tulemuse saamiseks on vaja ka väga õigesti paigutatud ja hea kvaliteediga video algmaterjali. Sest ega see AI sulle ju VHS kasseti pealt ei hakka neid detailseid skeeme joonistama. Tal on vaja ka kvaliteetsed materjali, kus tuvastada mängijate erinevad kehaosad, palliliikumised ja kõik muu. Andrisele üldiseks vastuseks, et julgustan tegelikult kõiki treenereid katsetama, küll ta varsti võtab täielikult üle, täna ilma inimese sekkumiseta ja kontrollita ja täiendavat tööta veel hakkama ei saa. Ja võib-olla siia läheb ka Madise küsimus sisse. Kust mõõdetakse mängu käigus kuvatavat spike heighti, palli käe kõige kõrgem punkt? Ei oska öelda, aga mina küsiks ka, et kuidas seda mõõdetakse, see on samamoodi siis ju video põhjal. Jah, suure tõenäosusega video põhjal, aga seal ongi täpselt need samad näiteid. Me läheme Tamperesse mängima, kui kõrgele ja kui kaugele väljakust me paigutame kaamera. Sõltub puhtalt sellest, milline selle saali ülesehitus on. Igas saalis on ta mitmendas reas või kus see ala korraldajate poolt luuakse, et selliseid tingimusi saada, et mul on iga kord kaamera täpselt 5 meetri kõrgusel ja 12 meetri kaugusel otsajoonest ja ka võib-olla on vaja lisaks siis veel täiendavat küljejoone juurde ja teise otsajoone juurde, et kõik see asi paika peaks, on äärmiselt keeruline teha. Üks, mida ma tean, mida mõõdetakse, on variant, kas on statsionaarne või on kellegi käes radar, kuidas mõõdetakse servi kiirusi. Kui me räägime sellest, kuidas ka meie mõõdame. Ja seal juhtub ka asju ja asju juhtub näiteks niimoodi, et kui ma näen, et ma hakkan ühe tsoonist servima ja mõõtja on teise poole peal näiteks keset väljakut, siis mul ühest ühte diagonaalsuunda ei ole mõtet lüüa seda servi, kui ma kiirust taga jään, sest sealt kukub umbes 10 kilomeetrit ära.
sest kui mõõtja on otse minu suunas, kui ma olen sinna 6-5 tsooni vahele või otse 6 peale saama oma maksimumkiiruse kätte. Et need näitajad ei ole nii detailsed. FIVB siin mingi hetk avalikustas oma raporti 2 viimase aasta naiste ja meeste maailmaliiga erinevate statistiliste näitajate kohta. Ja siis oli üks selline välja toodud näitaja, et meeste maksimaalne servikiirus kukkus päris palju. Aastal 2024 mõõdeti üle 144 kilomeetri tunnis. Ma arvan, et see on mõõtmisviga lihtsalt. Et kuidas ta kukkus siis 136 peale ühe aastaga. Et natukene, nii nagu kõikidesse numbritesse ja statistikasse tuleb suhtuda teatud mööndustega ja nende analüüs teha veidi pikemalt veidi põhjalikumalt, nii nagu Martin rääkis enda tööst meile, siis ühe numbri ja tabeli põhjal järelduste tegemine ei pruugi õigesse suunda sind juhtida. Täpselt nii. Aga seda me siis Madisele ei oska vastata, et kas seda mõõdetakse palli või käe kõige kõrgemast punktist või mis see siis teoorias peaks olema? Kõige loogilisem tundub palli tabamise koht, no käega. Ma arvan, et palli kõrgem punkt on ikkagi see, sellepärast, et vaadates neid kõrgusi, kui siin nüüd kas viimane VNL oli 3.58, 3.59 aga juba. Käsi tabaki palli kõige kõrgemat punkti. Selles suhtes, jah. Et mida meie mõõdame ja mida meil on lihtne selge mõõta mängijate puhul on see nende highest reach, mida me nimetame, ehk siis see punkt, mida nad suudavad tabada, selle jaoks ei ole mingit tehnoloogiat vaja, paned puupulgad või lipikud, hüppad ja millise kõrguse peal sa ära puudutad, aga see ei võrdu kunagi ju sellega, kui kõrgelt sa suudad palli lüüa, sest sellisel juhul sa saaks oma näpu otsaga ainult pallile pihta. Nii, võtame ette siis Maarjo Liiva küsimused, enne küsisime rannavõrkpalli kohta, mida ta tahtis teada nüüd siis konkreetselt Alarile ja kirjutab siin ka väikse oma kokkuvõtte. Tippspordis ja suurklubide juures pole peatreeneri koht eriti stabiilne. Kuidas treenerid sellises pidevas määramatuses oma tulevikku ja finantsilist turvatunnet planeerivad? Kas lepingu sõlmimisel arvestatakse juba võimalusega, et hooaeg saab poole pealt läbi? Paneme siia praegu punkti või küsimärgi ja vastame sellele ära. No, ma saan vastata iseenda seisukohast ja natukene siis avada ka seda teemat, et ega Maarjo oma küsimuses on üsna teravale kohale pihta saanud. Ja mõeldes selle peale, et kui jalgpalli tipptreenerid teevad lepinguid miljonites ja seal on ka klauslid paika pandud, millised osad sellest miljonist või kõik need miljonid kuuluvad väljamaksmisele lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul, siis minu isiklik seis on selline, et mul ei ole ei 22 aasta jooksul Eesti võrkpalliliiduga ega siis 7 aastat järjest Bigbank Tartuga töötades olnud mitte kunagi mitte ühtegi lepingut. Meil on olnud lihtsalt omavaheline kokkulepe. Aumeeste kokkulepe. Ja tegelikult see on teema, mida me ka eelmine nädal puudutasime ja on asi, mida ma sõltumata minu persoonist, vaid tegelikult alaliit peaks tulevikuks kindlasti seda teistmoodi lahendama, et kõikide õigused, kohustused, kõik finantsküsimused oleksid selgelt lepinguliselt fikseeritud ja kuna mul on sellest hooajast sama näide olemas, et mis juhtub, kui sa päeva pealt lahti lastakse. Mõtlete nüüd Bigbank Tartu meeskonna peale, mis juhtus mängijate jaoks, mis juhtus selle klubi jaoks? Järgmisse trenni tuli lihtsalt Alari asemele Andrei. Mina olin sellises seisus, et mina järgmine päev ja veel paar kuud pärast seda tööle ei pidanud minema. Olingi päeva pealt töö kaotanud. Küll saime Hendrikuga kokku ja tegime mõistliku kokkuleppe, et kui palju järelejäänud kuudest mulle veel makstakse ja milline osa mul sellest rahast kätte saamata jääb. Aga see ebakindlus on suur ja praegu on ka samamoodi, ma ütlen, et korra juba saate alguses mainisin seda. Selge on see, et kuni EM-finaalturniiri lõpuni toimetan ma ja pühendun täielikult rahvuskoondisele, pärast seda pole aimugi hetkel. Ehk siis pean hakkama seda olukorda lahendama. Kui me räägime täiesti tippudest, sest paljudel aladel ja see on tavaline, siis palganumbrid ongi väga suured ja enamasti on inimesed piisavalt targad, et panevad ka sellised tingimused, et isegi kui keegi lepingu ennetähtaegselt lõpetab, siis ta sealt mingi lisaraha kätte saab. Ma nüüd ei taha midagi su kohta halvasti öelda, aga enamasti on inimesed piisavalt targad, et teevad lepingu ka. Jah, aga
oleme usaldanud. Ei, ma saan sellest aru, aga kes tööturule noored hakkavad minema ja värki, siis ikkagi alati. Ja kui me räägime ka tegelikult mängijatest, ma tean nii teisi treenerid kui mängijad, siis ega võrkpallis see lepingute sõlmimine on täpselt selline, et on inimesi, kellel on paberid, aga vähemalt Eesti võrkpallis on väga palju inimesi, kellel on kokkulepped. Ja see, et nagu minul peatreenerina pole Eesti koondislepingut mitte ühelgi stabi liikmel ei ole. Et me oleme kõik sellises mitte võib-olla kõige paremas seisus. Ja samas teistpidi, kui ma mõtlen võib-olla veidi valusama kogemuse peale tagasi, siis numbri järgi minu kõige parema teenistusega hooaeg pidi olema siis, kui ma 2017-18 või mis iganes aastat töötasin Belgoradis. Ja seal ennetähtaegse lõpetamise järel sõlmisime me kokkuleppe, et nende päevade eest, mis ma olin koha peal, saan ma töötasu kätte. Aga reaalsus oli see, et sellest hetkest, kui ma lahkusin, ei maksnud rohkem enam mitte midagi. Ehk siis ma sain vist 1 või 2 palka sellest kätte. Ja sellised olukordasi on ka mängijatel oigu palju ja ka meie enda Eesti koondislastel neid ebameeldivaid olukordi karjääris on ette tulnud. Nii siia hästi haakubki Maarjo küsimuse jätk. Kuidas toimub treenerite lepingute sõlmimise köögipool, kui palju on kaasatud juristid või advokaadid ning milliste tingimuste üle suurem osa ajas kulub siis arutamiseks ja kas sul endal või kolleegidel on ette tulnud mõni jabur asi või klausel, mida klubi nõuab või treener ise on juurde kaubelnud? No lepingusse siis sisse kirjutatud. Just lepingusse. No minu isiku peale pole rohkem mõtet aega kulutada, sellepärast et minu läbirääkimised on olnud niimoodi, et teeme seda, kuupäevad on sellised, rahanumbrid on sellised, hakkame tööle ja lööme käed. Ja üldiselt need asjad on ka pidanud. Aga loomulikult, nii nagu Martin tõi välja, ise rumal. Et korrektne, õige oleks teha leping. Kui oled ise piisavalt pädev, siis kõik need lepingutingimused detailselt läbi vaadata. Kui see ei ole, siis kaasata sinna vajadusel juriidilist abi. Ja ma ei taha uskuda, ma ei ole näinud neid pabereid küll, aga ma eeldan, et näiteks kõikidel välistreeneritel, kes Eesti koondises on töötanud, on küll olnud paberi peal lepingud, kus on väga täpselt ja detailselt kõik need punktid kirja pandud. Ma olen täitsa kindel. On mõni jabur klausel ka olnud või? No jaburaid mitte, aga ega lepingutesse saab panna selliseid mitmeti mõistetavaid asju, mida ma tean nii sportlaste kui treenerite lepingutes väga palju on. On ausamängu põhimõtted, klubi hea nime, sponsorite kaitsmine ja sellised meediapäevadelt üle käimine. No ja see on isegi nagu okei, aga kui me mõtleme siin teistel spordialadel ka, lepinguid on lõpetatud sellepärast, et mingi asi või sportlase või treeneri käitumine ei ole mingite normidega vastu kooskõlas ja selle vastuolu tõttu leitakse siis selline väga üldise sõnastusega mingit eetikat puudutav punkt, et see on ka viis, kuidas klubid ennast alaliidud samamoodi kaitsa saavad. Aga teistpidi on see olukord ka selline, et kui mängija või ka treener soovib ilma lepinguta lahkuda, mängijate puhul natuke raskem, seal on üleminekut, eelmise klubi alaliitude nõusolekud ja muud asjad, aga kui treener on ilma lepinguta ja saab parema pakkumise ja tahab klubi juurest lahkuda, siis sisuliselt etteteatamisaeg ja mine. Ja siin ei hoia kinni keegi, et see on jah, okei, see on positiivne asi, aga lõppkokkuvõttes aga vaata, seal on ka see, et sellisest asjast viimase aasta jooksul on 2 treeneri näidet, mina ei tea, mis inimesed need on. Ühega olen kokku puutunud, teisega vähem, kus treenerid on pere ja isiklikule põhjusele viidates öelnud, et nad on väga raskes seisus ja nad peavad kahjuks koju oma pere juurde naasma ja on nädal hiljem kuhugi rikkama klubiga treenerilepingu sõlminud. Nii, ja lõpetuseks siia plokki võtan Georg Sonnelt. Kõiki küsimusi vist ei jõua võtta, meil 2 tundi saab täis, aga nopin mõne huvitavama ja mida me ei ole siin rääkinud, mingid asju oleme nagu natuke juba läbi ekseldanud. Alar, kes on sinu hinnangul Eesti liiga kõige alahinnatum mängija ja miks just tema? Peaks mingisugusesse ajalisse raami panema, kas nüüd praegu või pikas jooksus. Aga kui ma ise ennast ka natuke mõtlen ja tegelikult kõiki aastaid, siis
tooks välja sellise nime nagu Taavet Lepik. Mina tõin ka üks aasta selle ühes saates välja. Et ka minul ta oli ikkagi suuremalt jaolt pingipoiss või mängis seal teises kuuikus, aga ka viimane aasta näitas seda, kuidas mees oli platsil ja tõi tiitleid. Nojah, et kui ta on täiesti nõus sellega. Meil oli kunagi vist mingi küsimus, kui me alustasime alles podcastidega ja siis minul oli ka Taavet Lepik seal. Mina pean ütlema, et mina ei ole teda kunagi alahinnanud. Mina on teda alati. Temaga on see, et kui ta on terve, ja eks ju, siis te võite ju Marti Juhkami käest küsida need pika ajaloo statistilised näitajad. Ma arvan, et Taavet Lepiku mängutarv, punktitarv ja need on päris müstilised numbrid, mis sealt välja tulevad kogu karjääri peale. Niimoodi. Mis asi on sinu time-outide refrääniks saanud kuulus vastuvõtu kaar ning miks täiskasvanud mehed selle vastu alatasa eksivad või ära unustavad? Vastuvõtu kaar on sisuliselt lühem sõna trajektoorile ja eestipärasem. Ehk siis eesmärk on see, et pärast servi vastuvõttu pall ei läheks liiga kiiresti, liiga teravalt sidemängele. See annab võimaluse sidemängel korrektne positsioon valida, ilusasti palli alla jõuda, seeläbi oma tõste suunda paremini petta. Pall jääb ette või pall jääb selja taha, on ka selge, kuhu see pall läheb, vastaste temporündajatel on lihtne. See annab oma temporündajatele võimaluse õigeaegselt peale minna, mängu kiireks ajada, head positsioonid sisse võtta ja see ei puuduta ainult vastuvõttu. Võrkpall oma olemuselt on ju kiire aeglane, sellises rütmis, ehk sul on agressiivne serv, siis peab järgnema aeglane puude. Siis tuleb sidemäng ja tõste, mis oma olemuselt võiks olla kiire, rünnak, mis võiks olla kiire, kaitsepall, mis on aeglane, või lihtsa palli olukorra mängimine, mis on aeglane. Ehk selline tempo hoidmine ja tõsi ta on, et me juba tegime treeneritega sellise väikese analüüsi ja see on üks muudatustest, mida suve teises pooles kas või täna hommikuse trenni abivahendite näol hakkasime lihvima, et paremaks saada ja juba täna hommikul oli selliseid asju, mida me suve esimeses pooles ei näinud, et vastuvõtukaar ehk sidemängile kõikidele aja andmine ja mugava olukorra loomine on üks tänapäeva võrkpalli aluseid. Kas tulevikus tekib olukord, kus Eesti koondis saavad ainult välisklubide mängijad, sest kõik mängud on mõisa peale, niisama noori katsetada enam ei saa, sest sõprusmängu sisuliselt pole? No sõprusmäng ikka on ja tekib selliseid võimalusi, aga ma sõnastaks niipidi, et nooremad mängijad peavad olema saavutanud, vahet pole kas Eesti liigas või välisliigas. Siin tippe võib ka Eestis mängida väga vabalt edasi. Peavad olema saavutanud sellise algtaseme, et nad ei jääks platsil justkui vahele, et nende tõttu mängu kvaliteet ei kannataks. Ja siis juhtuvad sellised päevad, nagu juhtus näiteks Kosovo vastu, kus paar põhikoosseisu meest alustas, lõpuks mitte ükski neist ei pidanud enam platsil olema. Juhtus ka mängu lõpus Montenegro vastu, kus meie mäng ilusasti jooksis, kus tekivadki treeneril võimalused kõikidele meestele mänguaega anda. Aga pool sellest küsimusest ehk sisuliselt kõik mängud on mõisa peale, on üsna tõsi. Selleks, et ta ei oleks, peaksime me märgatavalt sinna kuhugi Soome, Hollandi, Tšehhi kanti maailma tabelis tõusma. Et EM-ile peale saamine on kindel, MM-ile pääs on kindel, või siis teistpidi katastrofaalselt auku kukkuma, et meil on 60-70 edavali punkti ja ronimine näib nii võimatu, et need on need võimalused. Nii, 2 tundi hakkab meil kohe täis saama, võtame siis lühidalt meie viimase rubriigi meediasoovitus. Hea meel on öelda, et saab ajakirjanike kiita, et on tunda, et sügisel tuleb EM, järjest rohkem neid lugusid on, mis siis koondis tegemisi valgustavad. Postimees on ärganud lõpuks talveunest. See on vist mitmeaastane uni neil juba või? Võrkpalli mõistes. No ma ei oleks nii kriitiline, igatahes seekord saame kiita. Ilusti koondise nimekiri tuli välja, uuriti Alarilt seal, miks nii ja mitte naa, eks ju, siis fännide vaates tehti, siin on siis, et kõrged hinnad ja hilised mängud, eks ju, võivad vähendada Eesti fännide hulka ja nii edasi. Õhtuleht toimetab hästi ja Andres Vaher siin hoiab teravust ja mulle meeldis ka see, et ilusti Laimons Raudsepp 75, et oli ka see volli ees, siis oli ilusti väike lugu ja ära märgitud tema teekond, et sellised mehed saavad ka tähelepanu ja meenutamist veel. Allar, mida sina nüüd EM-i eel mida sa ootad meedialt?
milliseid lugusid sina tahaksid, et meedia teeks? On sul äkki mingi hea idee anda, et kindlasti kõik nad kuulavad meid, annad siin praegu kondi ambusse? Ma ütleks niipidi, et igasugune kajastus ja huvi meie tegevuste vastu. Kui mõni ajakirjanik ärkab suvalise kolmapäeva hommikul ülesse ja mõtleb, et kas ma nüüd Eesti koondise trenni võiksin minna ja mingite meestega seal rääkida ja mingeid huvitavaid teemasid hakata nokkima, siis tegelikult see on üks teema, millest ma rääkisin ka mängijatega eilsel kohtumisel. Oleme avatud, on need videosessioonid, fotode tegemised või intervjuude andmised ajakirjanikele, see on üks osa meie tööst, kõik on selleks valmis, meie oleme ootel ja tahakski võimalikult palju sellist tähelepanu ja see ei pea olema ainult spordiajakirjanik, kes kohale tuleb. Et igasugu erinevateks projektideks, põnevateks ideedeks meie valmisolek on olemas, mängijad mõistavad, et see on üks osa nende tööst ja nagu suunata nüüd, et ühte või teist peab tegema. Jah, persoonilood on alati põnevad, asjad, mis võib-olla on natukene võrkpallist väljapoole, mis puudutavad muid mängijate eluaspekte, need on põnevad sellepärast, et võrkpalli tulemusest või just äsja mainitud vastuvõtukaarest või rünnaku kõrgusest või servi kiirusest või suunast räägitakse nii palju. EM ikkagi on üks väga suur asi ja kõik pallimängualade tiitlivõistlused lähevad eestlastele korda. Midagi pole teha, see ei ole võrreldav Euroopa liigaga, see ei ole võrreldav mingite kvalifikatsioonimängudega ja meedia ülesanne ju on ka millegi sellise aktuaalse jaoks luua see pinnas, et inimestel oleks teadlikkus. Te tuleks kellelegi üllatusena, et mingisugune Eesti koondis on kuskil Tamperes. Nii et jah, et kõik ajakirjanikud, kes te siin kuulete, näiteks Katrin Lust, siin oodatakse Eesti koondis, tule, vaata, mis toimub, kõik on avatud, et kajastus muidugi peab olema positiivne. Et nii on ja anname siis kuule parima küsimuse eest ka midagi, Martin, no kuidas meil on see? Ikka anname, alati anname midagi. Alati anname midagi. Valige välja ja... Teietad Alarit juba või? Jah, ikka, alati. Ma julgen küll öelda, et kahe vahel valin tegelikult. Kas oli see Andris Õumpu-Vai või siis Maarja Liiva kaheosaline küsimus? No, valik on sinu. No, tänapäevane värk ja vaatame natuke tulevikku ja panustame AI-sse. Andris, ma vaatan, mis ma sulle siis kas saadan või panen su konto peale juurde, nii et vaatame. Nii, aga siis täname veel korra Alarit, kes tuli saatesse ja valgustas meid koondise tegemistest ja Martin, sind täname kuulajaid. Ma tänan sind, Märt. Ja 2 nädala pärast siis lubasime teha natuke rohkem rannavõrkpalli võtmes saate. Kõike head! Ja, tšau! Aitüma! Võrkpallivõnked võtab võrratud vollelahingud pulkadeks lahti ja otsib vastuseid matšide järelvõngetena tekkinud põletavatele küsimustele.